Tere kõigile, tere tulemast Tiiu Tara kanalile. Käesolev video on, mida toob juuli 2026 aasta, nii et vaatame, mis on juulikuul siis meie jaoks varuks ja mida peame teadma, mis on meie ellu tulemas. Tegemist on siis nagu ikka valikaart stiilis siis videoga. Valida on siis 3 valiku vahel, valik number 1, 2 ja 3. Iga valik saab siis endale terve posu tarokaarte, oraaklikaarte, siis selle kuu olulised tähemärgid, kes siis võivad rolli mängida juulikuu jooksul sinu elus ja ka siit kausikesest siis võtame välja igale valikule, siis lugemise lõpus ka siis sinu selle kuu olulised siis kuupäevad, et millal miski juhtub, sellised olulised ajapunktid siis juulikuus. Ja enne kui ma alustan, kindlasti ka hea info on see, et kui sa oled enda valiku teinud, siis siin video all kirjelduses on olemas alati ajamärgid, saad sinna klikata, video hüppab kohe automaatselt sinu siis valiku juurde, sa ei pea ise kuskilt hakkama otsima. Ja ma tahan kõigile teile öelda kogu südamest suur aitäh, kes on hakanud siis Tiiu Tara YouTube'i kanalit jälgima, oled pannud videole like'i või kommentaarides mulle andnud märku, kui midagi on hästi täppi läinud või meeldinud. Aitäh kõigile ja aitäh ka kõigile teile, kes olete külastanud tiiutarat.ee kodulehte. Seal on siis ka äsja ilmunud uus lugemine, et mida pead hetkel teadma, et olulised sõnumid sulle. Et kui sa soovid vaadata rohkem tarokaardi videoid, siis saad seda teha tiiutarat.ee. Aga rohkem pikka juttu ei olegi, meie lähme siit nüüd juulikuu sõnumite juurde ja alustame. Valik number 1, tere tulemast, kui sa valisid selle imeilusa kuldkollase, see on nagu natuke siuke juustutükk või mesi sellise kivikese. Vaatame siis, mis on juulikuus siis sinu ellu tulemas, mida sa pead teadma, mis on olulised siis sõnumid sinu jaoks. Võib-olla sa valisid ka kaardi järgi, sinu kaart on siis minu kõige uuemast oraaklikaartide kaardipakis, see on kaart number 5 ja see on juurchakra, see kaart esitab juurchakrat, aga ka juurte siis mahaajamist või juurdumist kuskile, mis on ka nagu selline pühendumise sümbol, aga ka turvatunne ja kindlustunne. Kindlasti on nagu juurchakra, eks ole, teema. Ehk siis väga-väga põnev. Mulle ka meeldib see sümbol, et siin on justkui nagu inimene on justkui nagu samas ka puu, kes on kasvamas, et ülalt ta ajab nagu sellist nagu imeilusad lehed ja oksad, eks ole, välja, aga ka tema juured on ääretult tugevalt maas, et siin on väga palju kasvamist ja arengut. Tavaliselt puu ja nagu kasvamise ja puu nagu sümbolid ka rahaliselt väga-väga hea märk, et rahaasjad, materiaalne küllus ka areneb. Siis loomahingede kaardipakist on meil kaart number 36, see on koi kala hing. Ja see kaart ütleb, alati on piisavalt, mitte kunagi meil ei ole midagi puudu. Kaitsehinglite kaardipakist on meil kaart number 25, see on positiivsuse hing. Kuu oraaklikaartidest on meil Kali. Kali on India ja hindud siis jumalanna naissoost. Selles kaardipakis ongi kõik ainult naissoost jumalannad, pluss need kuukaardid siis ka. Kali ei ole kõige sellisem malbem ega pehmem, tema on just vastupidi väga jõuline, tugev, kohati isegi agressiivne. Tema üks suuri tähendusi on see, et ta puhastab halvad asjad meie elust ära. Ta puhastab ka karmat, kes tahab nendest rasketest karma mingitest suhetest, mustritest välja ronida, väga hea kaart neile. Ta ka viitab meie egole, eks ole, et ta nagu puhastab meie ego võib-olla negatiivsed aspektid, eks ole, ära, ta puhastab kogu jama meie elust ära, see võib olla intensiivne kaart, aga tead, tihti on sellised kaardid ja hetked nagu energiat hästi vajalikud meie elus. Järgmine kaart räägib siis õpingutest ja õppimisest, sellisest kannatlikkusest ja rahust, et oleme iseendaga leebed, me ju ka kõik õpime, eks ole, aga ka nagu, et ongi siis konkreetselt ka õpingutega seotud ja siis on meil armastuse ja paarisuhete kaardipakis kaart number 15 ja see on kaastunde praktiseerimise siis kaart. Taros meil on karikate 8 õigetpidi, keisrinna õigetpidi, karikate äss õigetpidi, karikate paas tagurpidi ja karikate 3 õigetpidi. Karikad. Tead, see on hea märk, kui sul tulevad kõik, enamuskaardid on siin karikate, siis energia, välja arvatud keisrinna, mis on ka tegelikult väga vesine. Karikad on veeelement ja keisrinna on ka hästi selline seotud emotsioonidega, tunnetega, samamoodi nagu karikad ja veeelement. Ja tead, sinu põhiteema nendest alumistest tarokaartidest on tegelikult suhted,
armastus, paarisuhted, lähisuhted, ka lõbusad koosviibimised lähedaste inimestega nagu sõbrad ja pereliikmed. Me ei räägi siin suvalistest tuttavatest ega ka nagu suvalistest töökaaslastest, me räägime ikkagi nagu kõige lähedasemad südameinimesed nagu meile. Karikate 3 on pidu, pillerkaar, tore, lõbus, väga rõõmus, siis kuu tuleb sul. Karikate 8 on ka õnnelik, ta jätab midagi väga rasket selja taha. Karikate 8 on ka liikumine, reisimine, käis rinna karikates, karikate baas, need on armastus, karikate baas on ka see õpihimuline kaart, eks ole, et tegelikult sul on väga helge, väga tore, helge, lõbus ja rõõmus kuu tulemas. Ja soovitus isegi võikski nendes alumistes kaartides tegelikult olla see, ära mõtle üle, ära muretse, see ei ole kuu, kus sa pead hullult mingi eluplaanid saama paika, hullult mingit strateegiat hakkama tegema, hullult mingit tööd tegema, vaeva nägema. Lihtsalt tee lahedaid ja lõbusaid asju, ela rohkem hetkes, ole kohal siin nüüd ja praegu. Me ei pea mõtlema homse peale, ega ka järgmise kuu peale, ega ka aasta peale, et me peame ennast tagasi tooma nagu siia hetke. Tõesti, need on nagu sellised rõõmu ja naeru ja naudingut täis nagu kaardid, et väga-väga hea. Sinu esimene kaart, siis millega me alustame, see siis nii-öelda puusümbol, kaart number 5 ja tema räägib siis meie juurtšakrast ja ka juurte mahaajamisest. Juurte mahaajamise üks sümbol alati kaartides on ka koduga seotud, ehk siis, et kui sa tahad kolida või uut kodu leida või et sa otsidki enda nagu see nii-öelda kohta, et kuhu ma nagu kuulun või kuhu ma saaksin enda nagu juured maha ajada, siis tea, et sa oled liikumas õigel teel. Isegi kui sa põed näiteks ka raha pärast, see ka läheb paremaks, need asjad lahenevad ära, eks ole. Ja meil tuleb võib-olla kasutada rohkem enda kõhutunnet ja südant ja nagu kuidagi sellist sisetunnet, et karikate 8 kohe sinna all tegelikult räägib ka liikuva kaardina siis kolimisest, aga see võiks olla mitte stressi rohkem, mitte ükski asi ei tohiks olla nagu selline stress ja ma muretsen ja kuidas see ikka tehtud saab. Pigem lõbus ja suva ja küll ta tehtud saab ja vaata selline, mida laadnamalt sa võtad, seda edukam sa oled selles kuus. Me tuleb sellest pidevast muretsemisest ka nagu välja tulla ja mida keisrinna väga oskab teha ja siis meil on ka see positiivsuse kaart, kus meil on tunneli lõpus valgus, on ju. Et sellest esimene sõnum oligi siis koduga seotud, et kes tahab otsida või et kes tahab otsida ja leida endale siis enda kodu, uut kodu, kolida. Kes ei taha, siis ka kodu uuendamine, puhastamine, vanad asjad välja, võib-olla uus vaip, uued kardinad, uus köögilaud, et hästi nagu selline kodu puhastamise teema ka alati nendes nagu juurte ja puude nagu kaartides. Teine asi, meie juurtšakra hästi räägib meie kindlustundest, turvatundest, hakkama saamisest, et ja võib-olla, kui su elus on olnud selline lähiminevikus ka selline periood, kus sa tunned, et näiteks tööd ei leia, võib-olla rahamured, eks ole, et tihti see ongi meie see, kuidas ma elus hakkama saan, eks ole, sellest ka juurtšakra nagu räägib, või siis ka nagu turvatunde puudumine nagu kodusuhtes näiteks, või siis, et suhetes, eks ole, et me ei tunne ennast hästi või et meil on tunne, et me peame kogu aeg olema näiteks valvel, et tea, et selles kuus need asjad lahenevad nagu ära, et sa saad kahe jalaga tagasi maa peale, elu muutub selles suhtes kergemaks, sa ei pea enam nii palju muretsema nende asjade pärast, kellel on see töö ja raha või kodu või et materiaalsuse mured, et siin on väga palju kindlustunnet, turvatunnet, stabiliseerumist, tasakaalustumist, et tekib nagu kuidagi see vundament uuesti meile jalge alla, et see on väga-väga hea siis märk, just see nagu siis ka juurte mahaajamine. Juurtšakra värv on punane, punane räägib ka julgusest ja mõnikord, kui meil juurtšakra on blokeeritud või me peame sellega tööd tegema või see kaart tuleb välja, et justkui indikeerib, et seda on vaja nagu lähemalt vaadelda, siis mida sa kardad teha, mis on sinu suurimad hirmud näiteks suhetes, rahaliselt, üldse elus, kardame, et juhtub midagi, et punane värv, ta on ka agressiivne ja sõjakas, aga ta on ka väga võidukas ja julge, et ta lendab peale ja ta kasvatab endale selgroo lõpuks ameti ja seisab ka enda eest, et ja nagu julge, ega nagu ilmaasjata need Eesti vanasõnad, eks ole, julge peale hakkamine on pool võitu ja nii edasi, et see kuu natukene paneb sind proovile
nagu teatud sellised hakkama saamise hirmudes, on need rahaasjad, on need suhted, on see, et me ei leia nagu mingisugust pidepunkti elus või et on üldse tunne, et me lihtsalt nagu triivime läbi elu ja ei teagi, mis me tahame. Et selles kuus hakkab asi balansseeruma, tasakaalustuma, saad jalad tagasi maa peale, saad kuidagi sellist vundamenti ja ka kindlustunnet. See võib tulla ka inimeste näol, seal on väga tugevalt siin alumises sfääris ka nagu suhete kaarte. Karikate 3 on sõbrad, karikate S on meie nagu siis armastus ja paarisuhted, eriti kui keisrinna on siin kõrval. Keisrinna ja karikate paas, need on ka siis ema ja ka lapse nagu kaardid, eks ole. Siin on perekond, sõbrad ja siis armastussuhted, paarisuhted vägagi nagu tugevalt ja üliheades kaartides tulnud välja. Probleeme ei ole nendes sfäärides, pigem on rohkem sellist rõõmu ja ka naudingut ja see turvatunne, kindlustunne võibki tulla läbi selle, et sõbrad äkki aitavad sind või et räägi enda muredest nagu ka sõpradele, usaldusväärsetele inimestele, pereliikmetele, et sinu ümber on väga palju armastavaid inimesi, aga sa oled harjunud võib-olla elu jooksul väga palju üksinda nagu hakkama saama, üksinda kõike otsustama, üksinda kõike tegema, et meil on ka raske võib-olla usaldada või et murduda näiteks teiste ees või et ka teiste peale nagu loota, aga mul on tunne, et inimesed sinu ümber hästi kuidagi sellist vaatavad sind ja naeratavad, kui lahe sa oled ja kui ägedad asju sa nagu teed, et mõnikord me ise oleme nii kaua olnud mingisuguses sellises survival või nagu ellujäämise nagu tsüklis. Et me oleme nagu unustanud ka vaadata ennast nagu sellest toredast küljest või elu näiteks, et kui ilus sa oled, kui äge sa oled, kui kaugele sa oled välja jõudnud, kui palju siis asjadega sa oled hakkama saanud. Ja nendest sõprussuhetest nagu rääkides, meil ongi karikate 3, eks ole, karikate 3 on esiteks, ta on nii lõbus ja tore kaart, ta räägib tugevatest sõpradest, ka uued sõbrad tulevad su ellu, võib-olla inimesed hästi sind toetavad, aitavad. Karikate 3 on ka üritused ja peod. Tema on selline ihihi-hahaha, trillala-trallala kaart, eks ole, et lähme kontserdile, peole, festivalile, tantsime, lööd ennast lille, paned oma kõik ilusamad riided selga, lihtsalt naudid ja naudid seda sõprust, naudid koos olemist, naudid enda neid kamraade ja see nagu rõõmu energia, see mitte muretsemise energia, kus see hakkab ka nagu kuidagi rahaasjad paneb paremini liikuma meie elus, üldse kuidagi selline elujõud, tervis läheb paremaks, on ju. Et ja läbi sõprade võid saada ka häid pakkumisi, on need mingid tööalased pakkumised, ideed, vahetate mõtteid, karikate 3 õiget pidi on just väga usaldusväärne, väga tore ja tead, kuidas tekivad ideed või et läheks nagu õppima midagi või teeks mingit uut tööd või hakkan oma äri tegema, tead, kuidas nendes sinu juulikuu kaartides ideed tulevad või? Siis, kui me itsitame, kui me naerame ja räägime sõpradega, itsitame ja tead, issand jumal, mõtle, kui ma niimoodi teeks ja siis järsku mõtleme, aga tead, see on päris hea mõte. Ja vaata sellises nagu mõnusas minna laskmises ka need siis mõtted, ideed tekivad. Karikate 3 on ka väga tungivalt, mul on tunne, et ma pean sõnad peale lugema, lähed peole, kõik kontserdid, peod, üritused. Karikate 3 on lõbus, sotsiaalne, karikate 3, siin neiud tantsivad alati, selle kaardi sümbol ongi selline, et neiud on ennast lille löönud, tantsivad, igal ühel on käes karikas, eks ole, 3 tükki neid on, karikate 3, karikas loksub väike veinikene võib-olla ja nad tunnevad nagu elust väga palju siis rõõmu ja karikate 3 üks tähendus on ka nagu enese tagasitoomine siia hetkesse, kohe siin, nüüd ja praegu. Et vahet ei ole, mis on minevik, vahet ei ole, mis on tulevik, karikate 3 ütleb, aga praegu käib ka elu. Vaata, mis praegu toimub, naudi ka nagu seda, peatu korraks ja vaata, kui ilus on elu, kui ilus on maailm, või et naudi neid elu pisihetki, neid toredaid mingisuguseid sündmuseid hetki. Kas või see, et ilm on ilus või toit tuli hästi välja või kuidagi, et ta räägibki sellisest rõõmust, naudingust ja lihtsusest. Ja tead, karikate 3 ongi nagu selline natuke nagu sinisilmselt optimistlik nagu energia. Karikate baas samamoodi, vaata selline sisemine laps, hästi lõbus, ta on hästi tore, ta on loominguline, ta teeb lahedaid asju enda jaoks, ja karikate baas on ka seotud nagu selles suhtes loominguga või kreatiivsusega, näiteks kunstid või muusika või et me loome nagu midagi, hakkad näiteks maalima ühel heal päeval, miks mitte, eks ole, et baasides me nagu kuidagi toidame väga tugevalt enda sisemist last, aga karikate element on rohkem seotud kas sügava loominguga, sügava spirituaalsusega, vaimsusega või siis meie lähisuhetega, lapsed, pere
perekond, vanaema, vanaisa, meie paarisuhted, eks ole, et sellist lähedust ja ka sellist armsat energiat ta meile siis toob. Et naudi hetke, ela hästi nagu hetkes, on ju. Ja meil on see nagu stabiliseerumise nagu sõnum ka, et juured on siis see puu nii-öelda siis juba maha ajanud, need aina tugevamaks lähevad. Et see on selline vundamendi sümbol, et sul ei saa nagu halvasti minna või pahasti minna või et ei saa midagi nagu katki minna või ära vajuda. Ja imeilus roheline puu siit on nagu siis välja kasvamas ja sirgumas sellest inimesest. Inimene, tema pea ümber on ka kuldne halo või selline ring. See taros ka selline läbiv sümbol, eriti nagu poodu kaardil. Poodu on ka seotud vaimse ärkamisega, eks ole, et see kuldne ring natukene meenutab mulle seda, et need ideed ja see loomingulisus ja kuidagi, kuidas ma varem aru ei saanud. Ma sain ju nii teha, ma saan sinna kooli minna või tööle minna või kolida hoopis sinna või teha sellist asja enda eluga, et mul on tunne, et valik number 1 sinu juulikuu on ka täis väga palju sellist ärkamise energiat ja kuidagi ootamatult need, kuidas ma varem selle peale ei tulnud, vaata kui lahe idee, et hästi ootamatult ja spontaanselt sellised ideed tekivad ja siis tasub sellest ka hästi nagu kinni haarata. Need mäed siin taga, et mäed taros on alati nagu sümbol turvalisusest, stabiilsusest, rahalisest edust, võtta kuidagi materiaalne küllus, eks ole, mägi ongi nagu midagi, mida ületada, hirmud, mida ületada, aga ka selles suhtes, kui me rühime mäest ülesse, siis me oleme ka hästi õnnelikud, et vau, kui palju ma ära tegin, eks ole, et päris põnev. Ja mulle meeldib, et see karikate 8 on täpselt selle kaardi all, et karikate 8 ongi siis see liikuv kaart. Kolimisest me juba rääkisime, on ju, kes tahab uut kodu, kolida välismaale, reisimine on karikate 8 teine teema ja karikate 8 see peaks olema füüsiline liikumine karikate 8, nagu keskkonna vahetus, uute kohtade nägemine ja nendes viibimine. Uus linn, kus ei ole varem käinud, võib-olla mingi uus looduse koht, kus ei ole varem käinud matkamas või jalutamas, uus rand, mida sa ei ole varem nagu avastanud, uus riik, kus sa ei ole varem reisinud. Reisiplaanid võivad tekkida väga ootamatult või igasugused väljasõidud või et sõidud kuskil üritustel, eks ole, me olemegi siin süda-suvel hästi sellises festivalide perioodis ka, eks ole. Loogiline, et see kaart tuleb välja ja karikate 8 tead, see sõnum on ka murtud südametele. Karikate 8 ütleb, et kõik saab korda. Sinu süda selle kuu jooksul väga terveneb ja täitub uue siis armastusega. Kui sa oled tundnud, et sa oled pettunud inimestes, sõprussuhted, paarisuhted, võib-olla pereliikmed, midagi on juhtunud, on ju. Karikate 8 saab lõpuks ometi sellest raskest vastikust tundest lahti. Selle karikate 8 nagu traditsiooniline sümbol on see, et inimene matkab mägedas, seljas on tal seljakott, eks ole, ta on füüsiliselt kõndimas tipa-tapa kuskile uude kohta. Ta räägibki keskkonnavahetusest, liikumisest, eks ole, matkamisest kuskile edasi, aga seljakotti ju kõik ei mahu, kõiki asju kodust me kaasa võtta ei saa, eks ole, kui me lähme uude kohta või et ka nagu uutesse suhetesse, armume uuesti, võib-olla uued sõbrad tulevad meie ellu, uus töökoht, et see sümbol on see, et vali väga hoolikalt, mis sa sinna seljakotti paned, kui sa lähed enda uude tsüklisse ja uude ellu. Uus elu ja uus tsükkel karikate 8 on täis rõõmu ja õnnetunnet ja naeru. Karikate 8 on üliõnnelik kaart, eriti ta on õigetpidi siin väljas. Tema miinuspooled ongi solvumine, mineviku emotsioonidest mitte lahti laskmine, arvamine, kõik inimesed on nii halvad ja niikuinii juhtub jälle midagi halba, tegelikult ei juhtu, on ju. Et vaata, sellest tundest tuleb ka lahti lasta ja mul on tunne, et sa lasedki väga-väga ilusasti selles kuus sellest negatiivsest. Võib-olla midagi, mis on nagu olnud raske meie sees või pime koht meie sees või närinud väga meie hinge. Et siin on nii ilusad, kõik kaardid on karikad, eks ole, väikesest tarost, et see on nii rõõmus tunne, mis nendes kaartides on ja tekib positiivsed karikad ka veel kusjuures, et väga tore ja sul ongi positiivsuse ingel, kaitseinglite kaardipakist. Vaata, kuidas nad sellest pimedast tunnelist inimene ingel käsi käes on väljumas. Nad on tegelikult juba valguses, juba on jäänud see pime tunnel selja taha. Kes tunneb, et elu on olnud keeruline, raske, võib-olla ka suhted on ju, et ka rahaasjad, hakkama saamine, turvatunne, ellu jäämine, igasugused sellised teemad sinuga haakuvad, siis tea, et üks sõnum on see, et tunneli lõpus on valgus, aga veel spetsiifilisemalt sa oled juba selles valguses. Et see on juba nagu läbi tehtud või juba nagu selja taha jäänud. Kuhu poole nad siin on kahekesi käsikäes edasi liikumas, on paradiis. Vikerkaar, särav, imeilus nagu loodus, et nad lähevad nagu sellisesse
uude õnnelikku ellu ja see pime tunnel kaob meie ümbert nagu ära, et tõesti selline tohutu positiivsuse laenguse kaart meile siis annab, et viimased võib-olla osadel teist valik number 1, sellised viimased rasked mingid otsad saavad kokku tõmmatud, viimased mingid jamad on vaja nagu klattida ära teha, võib-olla eemalduda kellestki millestki, kuna siin on liikumist on palju nendes kaartides, ehk siis ära karda nagu võib-olla ka karmima käega natukene võib-olla eemaldada inimesi või et teatud võib-olla tegevusi enda elust, mis sinuga enam ei haaku, sest sul on ju ka see Kaali nagu siis jumalanna, siis India või hindude siis usust ja usunditest on ta tulnud. Tema on naissoost. Teda kujutatakse tavaliselt niimoodi, et tal on keel suust väljas ja ta nägu on hästi selline mitte groteskne, aga vihane ja sõjakas ja et ta ei ole nagu selline malbe ja nunnu armastuse jumalanna, et tema on just see, kes läheb otse kõige sügavama hirmuni, otse kõige sügavama traumani, otse kõige suurema valuni ja ütleb, vaata, mida sa endas hoiad, miks sa seda teed, võtame selle sult ära, puhastame ära. Kaali on seotud karma klattimisega, kellel on olnud nagu vastikud, rasked inimesed sinu elus, võib-olla ka, et keerulised perioodid rahaga seotud, eks ole, võib-olla on tunne, et kogu aeg on mingi jama ja nagu mingi needus oleks peale pandud, eks ole, kogu aeg, et kas see nagu kordub, on ju, et see on karma puhastumine, Kaali hästi seda teeb ja praeguses ajahetkes on ka niimoodi, et me ei pea leppima enda selle tohutu, et kui meil on tunne, et mingi karma teema meie elus, eks ole, karma ei ole nagu halb asi, et tihti inimesed seda sõna nagu kardavad. Karma on lihtsalt tasakaalustumine, et universumi seadused on ju, et kõik, mis me teeme, tuleb meile tagasi, eks ole, kui me teeme halba, tuleb halb, kui me teeme head, tuleb hea, on ju, mõnikord ka siis eelnevatest eludest, kuna paralleelelud on meiega tegelikult väga tugevalt nagu seotud, mingi elu vähem, mingi elu rohkem teatud aja perioodidel ja tasakaalustumine võib ka toimuda nagu läbi elud, eks ole, et ühes elus teeme ühte asja, teises elus saame enda karma tagasi ja Kaali nagu haldab seda kõike, sellepärast tal ongi nii palju käsi, et tema käed ulatuvad igasse ellu, igale poole. Temalt võib paluda raske asja äravõtmist enda elus, karma puhastamist, leevendamist, võib-olla ka, et ka selgitust, et mis see karma oli või kus see nagu tekkis, et me lõpuks saaksime sellest aru ja sellest õppetunnist nagu aru. Ja tänasel hetkel või praegusel ajahetkel saab ka hästi paluda üleüldse allikas seda karma puhastamist, et me ei pea läbima seda jama enam, et me võimegi elada väga õnnelikku, rahulikku elu, et me ei pea tegema seda asja nagu läbi, et paljud hinged valivad selle ja see on ka okei. Et ja kuna sellel, vaata, Kaali on seotud ka meie egoga, ja meiega nagu võib-olla kõigil meil on sellised positiivsemad ja negatiivsemad isiksuse jooned, traumad, võib-olla aspektid, eks ole, meist endast. Kõik me oleme tulnud siia maailma õppima, iseennast maailma nagu tundma, on ju, ka õppima ja arenema, enda vigadest õppima, siis Kaali ka viitab nagu võib-olla meie enda negatiivsetele aspektidele, on ju, et midagi, millele veel otsa vaadata, enda sees tegeleda, see ongi rohkem nagu selline varjutöö nagu siis energia või tema arhetüüp ongi nagu selline, et tervenemine või spirituaalne teekond ei ole ainult valgus, ei ole ainult ingel ja valge valgus ja kõik on nii õnnis, on ju, vaid selle juurde käib ka see varjupool. See on väga tugev ja intensiivne töö, kus me vaatame otsa enda negatiivsetele aspektidele, rasketele olukordadele, karmateemadele. See on ka väga tänuväärne, sest tead, mida julgem sa oled seda tegema, klattima seda kõike, seda edukam sa ka oled elus edasi liikumisel, et liigud enda hingerajal ja teekonnal väga-väga kaunilt suurte sammudega edasi. Selle kaardi taust on ka väga punane. Punane ongi see julgus ja sõjakus ja agressiivsus. Kaali võib olla suhteliselt agressiivne energia, eks ole, et ta läheb ju kohe asja tuumani, see võib olla natuke valus, aga mul on tunne, et see punane värv annab ka palju sellist enesekindlust ja julgust selles kuus. Sulle võib olla nagu haarata enda elu, ohjad rohkem enda kätte, alustada midagi uut, keegi paika panna, selgroog kasvatada endale. Võib-olla me oleme harjunud olema siis töökaaslastega või ülemusega natukene tallamatt, et seda ei pea enam tegema, eks ole, et siin on nagu sellist enesekindluse ja ka julguse siis kasvu. Ja õpingute
teema ka väga siin esil teile valik number 1 selles kuus. Meil on siis kaart, mis räägib siis õpingutest ja enesearengust ja see kaart ütleb niimoodi: praegu on aeg õppida, ka minna kooli, kursustele, koguda informatsiooni, naudi seda aega, et kui sa oled õpilane, sest tulevikus aitab see siis, mida sa hetkel õpid ja kõik need teadmised, mis omandad, aitab see rohkem sul ka siis tegutseda ja raha teenida, eks ole, ja ole endaga väga kannatlik ja rahulik. Selle kaardi teine nimi ongi kannatlikkus, on ju, et rahulikult, mõõdukalt natukene siin täna õpin, homme õpin, eks ole, et me ei pea kõike intensiivselt kohe nagu ära tegema. Aga karikate baas on ka seotud ju õpingutega, koolitustega, kursustega, et on see sinu tööga seotud, rahaga seotud, võib-olla sa tahad mingit äri õppida, võib-olla tahad lihtsalt on see mingi joogalaager või õpime mingit uut spordiala või siis ka näiteks looming, et karikate baas ongi seotud meie südamega või et südamekutse nagu kuulamisega, et tahame näiteks laulda või et laulukoori minna või õppida näiteks tantsima või õppida midagi nagu täiesti uut kreatiivset, keraamikat näiteks, vahet ei ole, aga siin on arengut ja õppimist on palju, et võib-olla sulle lihtsalt selle kuu jooksul kogemata kuskilt turgatab, et võiks seda õppida või et ma ei olegi selle peale nagu tulnud, et ta võib olla ka sõpradega koos, kuna sul on karikate 3 kohe siin all, mis ongi nagu selline väga tugev sõpruse kaart. Siis tuleme suhete juurde korraks. Paarisuhted, vallalised, kuna teil on väljas karikate äss vallalistele siis kõige olulisem kaart, ennustab uut armumist ja uut armastust, ümberringi ülihead kaardid, mis toetavad seda teekonda väga hästi. Paljudele teist karikate 3, kas sa kohtud kontserdil või peol või läbi sõprade, et sõpruskonnast, vaata sõber, tuttav, kuskilt sealt kaudu ta nagu tuleb, on ju. Karikate äss siis vallalistele ongi nagu see uue ukse avanemine armastuses. Karikate äss õigetpidi on valmis armuma ja armastama. Karikate baas on silmarõõm, võib-olla mitmed inimesed panevad sulle silma peale või et sa oled nende jaoks nagu silmarõõm, et sa jääd nagu inimestele silma. Ja keisrinna, see on kõige parem kaart siin, sest tead miks? See on enesearmastus. Me saame suhetelt täpselt seda, mida me nagu ise enda sees tunnetame, et me oleme väärt nagu saama. Kui meid halvasti koheldaks, siis see tähendab seda, et mingi osa meist usub, et see ongi armastus või et nii peabki olema või et sellega ma peangi leppima. Ja õnneks meil on keisrinna õigetpidi, mis ei lepi enam mingi jamaga. Ta õpib ennast armastama, see on eneseväärtus, enesearmastus. Ta on väga hell ja leebe, südamlik ja nunnu ja armas ja ta ongi tegelikult armastuse jumalanna, Afrodite, Veenus, ja tema nagu arhetüüp on see ürgnaine, ta on ääretult naiselik nagu kaart, et keisrinna on ka kanaldaja, keisrinna on ka rahaliselt väga-väga rikas kaart. Keisrinna rahaliselt tähendab enda tehtud tööviljade maitsmist, et keisrinna elab täielikus külluses. Ta esindab ka kusjuures sügist ja ka septembrit, et päris huvitav, või siis 3 kuu pärast, kuna ta on kaart number 3. Aga tema ajapunktid ongi sügis, september ja märts, et hästi sellised olulised võib-olla kuud, et kui ma neid nii tahan siin ette siis on ju lugeda. Aga jaa, keisrinna, karikate äss, karikate baas, need on kõik imeilusad armumise kaardid, kes on suhtes ka, võib-olla sa oled, kuna sul on keisrinna väljas, tähendab, et sa oled ennast kaotanud, lapsed ja suhe ja kõik kogu aeg vajavad, tahavad sinult midagi, aga keisrinna on ka enesearmastus, et me loome seda aegagi iseendale, et saad rohkem puhata, enda mõtteid mõelda, korraks mõtted ka teiste muredelt nagu ära ja hakkad nagu enda asju tegema või võib-olla ongi mõni äge kursus või et koolitus või puhkus, reis, väljasõit iseendale. Karikate 8 keisrinna on hästi nagu selline tõesti armastust täiskaart ja kes oskab nagu iseendale elada. Vaata, kui me armastame iseennast, siis ka teised inimesed saavad armastust meile rohkem nagu anda, sest vaata, sarnane tõmbab sarnast, et see ongi vallaliselt ka teile hästi nagu võib-olla oluline sõnum, et me saame seda, mis on juba meil olemas või meie sees nagu olemas või et mille eest me juba nagu tänu tunneme. Et kui me iseennast ei armasta, siis me tõmbame enda ellu ka partnerid, kes tegelikult ei hooli meist või et ei armasta meid või et näitavad meile igal sammul välja, kui vähe ja tegelikult nad hoolivad meist või armastavad meid, nii et keisrinna õigetpidi ongi nagu see, et ma ei muretse enam teiste pärast, teiste arvamuse pärast, ma hästi armastan ennast ja elan nagu iseenda jaoks. Kui sa tahad ka välimust muuta või mingi uus spordiala, keisrinna meie keha, tervise, välimuse kaart ka, ehk siis ka kellel on olnud selline natukene tervisega mitte kõige paremad lood, siis tervis läheb paremaks. Väga-väga suur sõnum
on rasedus ja lapse sünd, valik number 1 teile. Kes igatseb seda sõnumit, kelle jaoks on võib-olla see, et on ju. Aga keisrinne on kõige suurem raseduse kaart kaardipakis. Sellel kaardil kujutataksegi siis rasedat naist, et ta on ka emade kaart ja raseduse kaart ja ta on hästi naiselik kaart. Keisrinne, see ka rasedus tähendab viljakust ka nagu selles suhtes, et me loome näiteks äri või et me loome maali või et mingisuguse muusikapala näiteks ja maailma, et ta on hästi loominguline ja kanaldamist täiskaart ka, aga kuna sul on karikatepaaž, mis on ka lapse kaart, pluss karikatäs, mis ka tihti ennustab lapse sündi, et siin on väga siis tugev, konkreetne sõnum ikkagi, et rasedusest ja lapse sünnist, ehk siis keda teeb see pigem selliseks õnnelikuks ja paneb silmad särama, kellel tekitab ettevaatlikkust, aga kuna need kaardid on siin väljas, siis ma pean selle sõnumi ka siin edastama. Paarisuhete siis armastuse kaardipakist on meil ka siis kaastunde praktiseerimise sõnum. Ja see teine sõnum selle kaardile, et näe asju uuest nagu vaatevinklist, uuest küljest või teise mätta otsast. Ja mul on tunne, et ka sinu või võib-olla, vaata, kui me ise ennast muudame välimust, lähme uude kooli, meil on uued ideed, tegeleme loominguga, võib-olla midagi, mis me ei olegi varem teinud, võib-olla ka reisime uutes kohtades, näeme uusi asju, siis mul on tunne, et sa hakkad ka suhteid ja inimesi nagu uue pilgu läbi nägema. See on väga hea nagu uudis neile, kes on tundnud selliste et sinu elus on olnud pikalt faas, kus tead, nagu ükski partneritest või potentsiaalsetest kavaleridest sind ei huvita ja kõik tundub nii mõttetu ja vaata, et mul on tunne, et sa saad nagu seda rõõmu ja armastuse energiat rohkem enda ellu, see on väga-väga õnnelikud ja ägedad nagu kaardid sulle ja et me võib-olla ka meie perspektiiv nagu suhetele väga nagu muutub, või et me peamegi vaatama kuskilt läbi teise inimese silmade või teise mätta otsast ja see leebuse ja kaastunde ja heatahtlikkuse õrnuse nagu energia, seda esindab ka tegelikult keisrinna samamoodi nagu see paarisuhete kaart siin on ju, et ole leebe iseendaga. Sa valik number 1, kui sulle nii tugevalt need suured kaardid tulevad välja, mis ütlevad nagu kaastunne ja enesearmastus, et see tähendab seda, et sa piitsutad ennast läbi elu väga-väga palju, oled seda teinud, et kritiseerinud ennast, oma keha, oma välimust, oma hakkamasaamist, miks teistel juba on parem maja, miks mul ei ole või rohkem raha, miks mul ei ole, et ma kukkusin läbi või ei saanud hakkama, me oleme hästi enesekriitilised võib-olla. Kõigil meil on mingid asjad enda keha juures, vaata, kellel ei meeldi oma juuksed või kellel ei meeldi oma jalad ja me oleme nii vastikud ja enesekriitilised, tõesti väga inetult nagu endale ütleme, teisele inimesele elu sees ei ütleks siis niimoodi, aga millegipärast iseennast kohtleme väga negatiivselt ja vaata, juulikuu on sinu nagu enesega rahu tegemise kuu, iseendaga ära leppimise kuu nagu uuesti ja vaatad peeglisse endal iga päev ja ütled, et ma armastan sind ja nagu tõesti tunned seda rahu ja rõõmu enda kehast ja ka nagu enda olemusest ja tea, et vaata, kui me nagu võrdleme ennast teistega, võib-olla kui me oleme sellises enesekriitilises piitsutavas rütmis, eks me oleme selle kelleltki enda vanematelt nagu väiksena saanud, ega väike laps ise mõtles, et seda välja, me alati selle kriitika ja kuskilt kellegi nagu kiusamisest, vingumisest oleme endale nagu võtnud. Aga nüüd on aeg lõpetada see. Lõpetada tõesti nagu ära või võib-olla muuta seda ka sisemist narratiivi, et sellepärast ongi, et kuidas me endast ja enda elust endale räägime ja lõpetada ka võrdlemine teistega, et kellel on juba ägedam elu ja edukam, tead, igal ühel meist on oma tempo ja ka oma teekond ja oma rütm. Ja me ei saa elada teiste inimeste elu ja usu mind, need inimesed, kelle peale sa vaatad ja mõtled, neil on elu nii ilus, usu mind, neil on ka omad mured, et nemad vaatavad võib-olla sind ja mõtlevad, issa, kui lahedat elu ta elab, et mündil on alati 2 poolt. Ja viimane kaart, millest ma veel ei ole rääkinud, ongi see koi kala siis hing, loomahingede kaardipakis on kaart number 36. Selle sõnum on siis see, et alati on piisavalt. See räägib küllusest, siis universumist, külgetõmbeseadusest,
kunagi ei ole puudu, me ise mõtleme, mul on raha puudu ja raha vähe ja armastus puudu, äkki ma ei saagi ja mul on kõik ikka nii halvasti ja mulle ikka ei jätku ja vaata, see on kõik vaesusmentaliteet, on ju. Jällegi see perspektiivi muutus ja see enesearmastus ja see rõõmu tundmine, tänu tundmine juba nende asjade eest, mis meil on, ja see toob neid häid asju veel rohkem juurde ja juurde ja juurde. Ja see koikalakene seda ka üritab meile anda märku, et tegelikult universum on nii külluslik, et me saaksime kõike, mis me tahame. 1 000 000 eurot, palju raha, unistuste kodu, unistuste suhe. Ega me kõik ei tahagi samu asju, on ju, kõik ei tahagi samas kohas elada kambakesi koos, on ju. Ja universum on niivõrd külluslik, et me võime sealt luua, tellida endale kõike, mis me tahame. Aga need piirangud, eks ole, et ma ei oska ja ma ei saa ja mul on ikka nii vähe, need hästi algavad meist siis endast. Ja hea uudis on see, et kui nad algavad meist endast, siis me võime ka lõpetada selle ära. Ja koikala, tead, vaata kui kuldkollane ta on, see on ju kuldkalake. Aga mida kuldkalakesega muinasjuttudes tehakse? Talle saab ju esitada soove. Ja see ongi nagu selline külgetõmbeseaduse manifesteerimise sõnum sulle, eriti rahaliselt ja materiaalselt, kuna see kuld on ikkagi rohkem nagu rahaga seotud, on ju, kulla värv ka siin. Et tea, et sa suudaksid saavutada kõike. Unistuste töö, palju raha, võib-olla enda äri, võib-olla töötada kodust või enda nagu rütmis või üldse mitte tööd teha, teenida raha hoopis väga nagu laadnamalt või lõbusamalt või teistmoodi. Ja sellega haakub, tead, mis karikate baas. Karikate baas on tööalaselt ka enda südame asja tegemine või et ma olen nii õnnelik, et ma sellist asja saan teha. Ja kui ma olen õnnelik, et ma sellist asja saan teha, siis selle õnnetunde energia juurde raha hästi ka nagu tõmbub iseenesest ja sinna see küllus voolub. Keisrinna on kohe ka selle kuldkalakese kaardi all, mis on väga selline külluse ja jõukuse siis nagu sümbol, et me saame maitsta enda tehtud töö vilju, aga tulenevalt sellest, et kui sõnum on see, et me saame maitsta enda tehtud töö vilju, siis meil tuleb midagi ju teha, eks ole, universumile tuleb öelda välja, ma tahan seda, ma lähen nüüd sinna kooli, ma õpin nüüd seda, tegelen enda piiridega, manifesteerin rohkem ägedamaid asju enda ellu, eks meil ka nagu tuleb see ratas ise siis veerema panna. Vot niimoodi, valik number 1, võtame siis sinu juulikuu olulised tähemärgid ka. Siin laua peal sul on 1 kaart väljas, see on karikate baas. Karikate baas esindab sellised nooremad või väga nooruslikud ja lõbusad veemärgid meie elus. Siis vähk, skorpion, kalad ja lisakaardid on sul kaksikud. Ma mõtlen ja sõnn, ma oman, mul on. Väga äge. Ja valik number 1, võtame siis sinu juulikuu olulised kuupäevad, millal miski juhtub, sinu ellu tuleb. Mis on need siis olulised ajapunktid. Ja kuni ma neid siis kuupäevasid siin avan, siis ma räägin sulle ka sellist juttu, et tiiutarot.ee kodulehel on siis äsja ilmunud uus lugemine, et mida pead hetkel teadma. See on 5 valikuga, et tavaliselt neid valikuid on 3, sedapuhku ma tegin sinna 5 erinevat siis valikut, ehk siis täiesti olulised sõnumid on ja ma jätsin selle teema hästi nagu vabaks, tuleb suhetus, tuleb rahaliselt, et võtame vastu kõik sõnumid, mis tulevad, et mida sa pead hetkel teadma, selleks, et enda jaoks kõige nagu positiivsem rada siis üles leida elus. Ja kui sa tahad seda lugemist vaadata, tunned, et see hästi sinuga haakub praegu, siis sa saad seda teha tiiutarot.ee. Aga me siis valik number 1, vaatame ka sinu siis juulikuu olulised kuupäevad. Me alustame siis 10. juuli, 12. juuli, 12. juuli, 15. juuli, 16. juuli, 20. juuli, 24. juuli, 25. juuli ja 28. juuli. Vot niimoodi valik number 1, see siis oli sinu juulikuu. Ma loodan, et see tuleb hästi vinge, imeline, vahva, tore, äge juuli. Ma loodan, et kõik sinu soovid ja unistused täituvad. Suur aitäh sulle seda videot vaatamast, kuulamast ja kohtume sinuga juba järgmises videos. Tšau!
Valik number 2, tere tulemast, kui sa valisid selle imeilusa siiruviirulise kivikese. Siin on natukene roosat, natukene halli ja selliseid beesikaid varjundeid ka veel siia juurde. Et vaatame siis valik number 2 üle sinu juulikuu, mis on sinu ellu tulemas, mida sa pead teada, mis on olulised siis sõnumid sulle. Võib-olla sa valisid ka selle kaardi järgi. Sinu kaart on siis minu kõige uuemast oraklikaartide kaardipakist. See on kaart number 6 ja see kaart räägib enda sakraalchakra jõu kasutamisest. Ehk siis sakraalchakra on see oranži värvi chakra, see on nagu nii-öelda juurtšakrast siis järgmine. See on seotud, kuidas ma ütlen, kirega. Ma ei saa YouTube'is kasutada neid sõnu, sellepärast et siin võib ka teatud sõnade eest saada väikse bänni peale, kes siis teab, et tiiutarot.ee kodulehel, kui mul on videod üleval, siis seal ma ennast tagasi ei hoia, kes on neid videoid vaadanud, aga siin YouTube'is ma ei saa, siis ma ütlen seda niimoodi. Paarisuhetes see suhte nii-öelda füüsiline kirglik pool, sakraalchakra räägib sellest. Ta räägib ka samal ajal loomingulisusest, kreatiivsusest, vägagi sellega nagu seotud ka meie kireleek alati, eks ole. Ja elujõud, vitaalsus ja siuke rõõm ja julgus ja et ta on nii soe, kuna teda esindab oranž, eks ole, värv, mis on ääretult selline seiklusimuline ja lahe ja avatud ja ekstravertne ja kirglik ja äge, siis selline kuu sul on ka siit tulemas. 2 leopardi on siis 2 pool siin mediteerivat inimest või isegi selle mediteeriva inimese nagu süles siin kuidagi. Et sa räägid ka võib-olla 2 hinge siin omavahel siis ühendumisest ja joondumisest ja kass või leopard, on see suur kass, mingi puuma, lõvi, tiiger, leopard, gepard või siis on see väike kass, aga taros ja üldse kaartidesse kass on hästi seotud nagu sellise jõulisusega, isepäisusega, enesekindlusega, enda tee valimisega. Kass, kes käib oma teed ja enda moodi ja pea püsti ja vaata natuke selline, et ära paita mind praegu, ma ei taha, et kassi siis ka see sümbol on seotud ka enese eest hoolitsemisega. Kassid ju hästi vaata sellised puhtad esteedid on ju, et nad peavad alati olema puhtad ja ju ära praegu mind paita on ju, ma just puhastasin ennast, et räägib ka meie ilumeelest, eks ole, siis selles suhtes eputamine, uued riided, uus soeng, vaata selline ka võib-olla teeme trenni, eks ole, et see kirglikkuse sõnum on ka väga seotud aktiivsusega ja sportlikkusega, loomingulisusega. Ja kassid on ka nagu ärisümbol, võib-olla mitte nii hullult palgatöö, kui nad esindavad palgatööd, siis nad tavaliselt tähendavad, et sa pead julgemalt peale lendama, sa pead suu lahti tegema, esinema, rääkima, ekstravertsem olema, julgemalt peale lendama äris. Kui me näeme näiteks ka kassi unes, siis see ka räägib ka meie nagu, et meil on vaja äri teha või äri alustada või kes on nagu seotud, kelle sissetulek ongi nagu rohkem nagu siuke enda asja tegemine, neil on see kassi sümbol ka hästi nagu haakub nendega, väga-väga oluline. Näiteks kui sa näed kassipoegasid, siis on mingisuguse uue asja alustamine on ju, et pane tähele, kuidas see kass ennast tundis seal unenäos, et võib-olla ka juulikuu vältel ka neid unenägusid, et kassi või võib-olla isegi suured kassid, eks ole, et need puumad ja leopardid ja muud, et hakkavad ennast hästi sulle nagu ilmutama, siis tea, et see ongi see sõnum, on see kas siis kirglikkus paarisuhetes, eks ole, füüsiline selline kirekene, kas see on loomingulisus, kreatiivsus või siis see on äri, business, et need on nagu need põhiteemad, põhisümbolid. Loomahingede kaardipakist on meil kaart number 28, see on konnahing ja see kaart räägib puhastamisest, klaarimisest ja korrastamisest. Clutter on nagu selline, ta ei ole otseselt nagu, et midagi on hullult must või pahasti. Clutter on nagu, kui sul on näiteks kuskil riiuli peal või laua peal liiga palju asju, nagu pahna, eks ole, või mõnikord me nagu kogume ja topime kõik riiulid ja lauad ja kõik igasuguseid, mingisuguseid nipsasjakesi nagu täis, see on ka nagu clutter, et võib-olla mõnikord on hea enda nagu need kapid ja riiulid üle vaadata, natuke harvendada seal, aga see kaart räägibki puhastamisest. Ja clutter, see ei pea olema füüsiline kodu puhastamine, absoluutselt võib olla, aga clutter ka näiteks selles suhtes, et milliste mõttetute tegevustega täidame me enda elu ära, sellepärast et me ei julge ega ei taha tegeleda nende suurte oluliste otsustega, eks ole, et see on kuu, kus tuleb mingisugune mõttetu jama nagu ära jätta, eks ole, või võib-olla ka
mõttetud suhted, eks ole, hakkavad kaduma, et selline puhastumise nagu sõnum erinevatesse eluvaldkondadesse. Järgmine kaart on meil siis kaitseinglite kaardipakist, see on kaart number 17. See on siis kujutlusvõime ingel, ehk siis väga tugevat loomingulisusega siis seotud, nagu ka sinu esimene kaart, sakraalčakra. Kuukaartidest meil on siis kahanev kuu, vana kuu, kaart number 7, vee-elemendis ja selle kaardi nimi on silmade avanemine. Väga-väga äge. Siis järgmine kaart tuleb meil hoopistükkis välja, mis räägib abielust ja pikaajalistest, tugevatest, kestvatest suhetest ja paarisuhetest siis. Ja paarisuhete ja armastuse kaardipakist on meil kaart number 9, mis ütleb võta aeglasemalt, võta rahulikumalt, et slow down. Et pane asjad korraks pausile, ära sea endale nii suuri kiireid ootuseid, elame hetkes, võtame hästi rahulikult, oleme kannatlikud ja rahulikud, lähme nagu mõnusalt selle vooluga kaasa. Siis taros karikate 4 õigetspidi, müntide 4 tagurpidi, keiser tagurpidi, kusjuures keiser on ka kaart number 4, et 444 on sul praegu järjest siin juba väljas. Saatan tagurpidi ja poodu õigetspidi. Ja siin siis valik number 2 on sinu juulikuu olulised tähemärgid, need siis võtame välja lugemise lõpus, et sul oleks ka põnevalt midagi siin ees oodata. Aga räägime juba sellest, et sul tuli välja 444 siin tarokaartides. Karikate 4, müntide 4 ja keiser on kaart number 4. Järjest ka nad tulid, eks ole, siis välja. 444 räägib meie turvatundest, vundamendist, eriti rahaliselt. Ka kodu turvatunne, ehk siis kindlustunne, või et sinu kodu on nagu sinu kindlus. Et see 444 tavaliselt tuleb välja inimestele siis, kui meil on natuke hirm võib-olla arved või raha või kuidas ma hakkama saan, kas see ellujäämine, hakkama saamine, võib-olla suuremad mingisugused tekivad suuremad väljaminekud või kodu või et sa tahad koguda enda kodu jaoks, siis tead, kui on see koduteema või et sa tahad kolida või uut kodu, selle sa saad endale, selles suhtes ära sa üldse muretse. Isegi kui on olnud tagasilööke või isegi kui selles kuus tekivad tagasilöögid selles karikate 4, vaata karikate 4 mõnikord me ei saa, mis me tahame või et jääme millestki nagu justkui ilma enda arvates. Aga kui me jääme millestki ilma või keegi või miski ütleb meile ei, see tähendab seda, et see ei olnudki meie jaoks. Aga kuna sul on juba see kodu puhastamise kaart ka siin, et kes tahab endale uut kodu, otsib enda nagu pesa või et uut turvalist sellist mõnusat kohta, kus elada ja olla, siis praeguses kodus tuleb, sul ongi see konna siis kaardikene väljas sellest loomahingede kaardipakist, et ta räägibki siis puhastamisest, et see vana jama nagu klattida, vana kolla kodust välja saada, minema visata, ära saada, eks ole, sealt, et hakata korrastama oma praegust kodu, siis me nagu kuidagi saame nagu sellest üleliigsest pahnast ja koormast nagu lahti ka energeetiliselt ja emotsionaalselt, eks ole, me laseme juba lahti ja ka niimoodi sa liigutadki ennast enda parema, uuema koduni, on ju. Ja kui on olnud need nagu rahaga seoses või hakkama saamisega seoses mingisugused turvatunde, mingid õppetunnid meil siin lähiminevikus, eks ole, et võib-olla olid suuremad väljaminekud, või siis, kes on nagu tunneb, et ma otsin tööd, aga kuidagi ei leia, vaata siin on natukene, kuna see 444 ikkagi tuleb meil välja, see 444 tavaliselt räägib nagu sellest, et kas ma ikka saan hakkama või mis must saab, kas ikka rahaga on kõik hästi, vaata hakkab natukene nagu selline hirmukene naha vahele pugema, siis tea, et juulikuu on sinul nagu vaikselt ja rahulikult, mitte võib-olla üleöö, aga ikkagi toimub stabiliseerumine. Me saame oma jalad alla, elu muutub turvalisemaks, mõnusamaks ja selles kõiges on veel sõnum see, et karikate 4 on ju ka meil sekka siia nagu tulnud. Karikate 4 õigetpidi tähendab, et sa ise oled ka sellises, või võib-olla kui sa oled palju nagu mõelnud, eks ole, raha ja hakkama saamine, kodu ja kuidas ma kõik nüüd majandan ja teen, on ju, siis karikate 4 õigetpidi tähendab, et aga sa unustad elada ka vahepeal. Et praegu mul on need tõsine asi, eks ole, ma pean ikka nii korda tegema ja töö leidma ja hakkama saama, et me oleme hästi nagu sellises energias, aga karikate 4 ütleb ka seda, et aga proovi ka nagu peatuda, pause teha, puhata, teha lahedaid asju, tunda elust rõõmu, alati ei pea olema töö, on ju, eesmärk, on ju. Et me ei jääks nagu ilma nagu sellest emotsioonist, või et ka sellest, et me naudime seda teekonda nagu kuskile, naudime teekonda
saavutuseni, naudime nagu teekonda enda elu unistuseni, on ju. Ja mida rohkem edasi need rahakaardid lähevad tegelikult aina paremaks. Sul on väga-väga head tööraha karjäärikaardid keset suve, aasta kõige kuumem, ilusam ja päiksepaistelisem kuu ja sul on töö ja raha siin on ju väljas. Sellepärast ma ütlen sulle niimoodi, valik number 2. Ega kui sa ise pausi ei tee, ega elu ka ei tee, et sul tuleb ise nagu sa pead sundima ennast nüüd puhkama ja maha rahunema, on ju. Eriti kui sul on saatan ka väljas, mis on igavene ületöötajate kaart. Saatan on ületöötamine, läbipõlemine. Ühel hetkel sa avastad, et või töö võis sulle anda väga palju rõõmu ja see saavutus ja raha ja kõik on nii äge, eks ole, aga ühel hetkel sa avastad, et see ka enam ei huvita ja siis me avastame, et võib-olla selles pidevas tuhinas me oleme jätnud enda eest hoolitsemata, tervis, keha ei tunne ennast hästi, suhted, sõbrad, kellega pole ammu rääkinud, eks ole, midagi nagu kuidagi nii tahaplaanile jäänud ja meil on ainult see eesmärk, eks ole, elus olnud. Ja mul on tunne, et see on natukene valik number 2 teie jaoks selline ka eesmärkide ümberhindamise kuu. Ja proovige võtta hästi palju pause, maha rahuneda, puhata, nautida, võttagi puhkus, sa ei pea nii palju tegema tegelikult, on ju. Ja nagu mõtle läbi, et mis see tegelikult ka õnnelikuks veel sind teeb peale pideva töö tegemise, on ju. Sellepärast, et karikade 4 õigetpidi justkui räägib nagu kahetsusest või et ma jäin millestki ilma või miks ma varem nagu ei teinud või et natukene nagu selline kaart ka. Ja kui sa tunned ennast selles ära, et võib-olla suhetes või tööasjades, rahades, elus üldse, eks ole, sul on nagu tunne, et issand jumal, et miks ma varem ei teinud, et ma olen ikka nii rumal, et ma ikka ei proovinud ja mulle anti ju nii hea šanss ja ma ei kasutanud ja miks, tead, stopp. Vaata, kui sa ei teinud, siis järelikult sa ei saanudki tollel hetkel teha. Järelikult sul ei olnud tegelikult seda, kas siis ressurssi, eks ole, ajaliselt või siis sul lihtsalt ei olnudki energiat seda teha või lihtsalt nagu, et kui sa ei teinud, siis järelikult see mitte tegemine oli ka millekski nagu vajalik. Sest elus läheb tegelikult kõik nii, nagu minema peab, aga vaata, kui me nutame taga pidevalt minevikku, ega me ei saa ka tulevikku endale midagi toredat ja head nagu luua, sest meil on tunne, et kõik on käest lastud ja siis me tõmbame seda sama energiat pidevalt enda ellu veel nagu juurde. Ja see pidev kahetsemine ka tekitab sellist melanhoolsust ja depressiivsust, on ju. Ja ma tean, et seda on väga kerge nagu öelda. Lõpeta muretsemine ja küll su elu nagu ilus on ju. Et mõnikord ongi raske nendest enese süüdistamistest ja piitsutamistest ja kahetsustest ja kõigest sellest ongi mõnikord keerukas välja tulla, kui me oleme harjunud aastaid seda tegema, absoluutselt on ju. Et aga võtagi enda jaoks see kuu, juulikuu, kus sa tõesti tegeled iseendaga, su keha, su loomingulisus, võib-olla trenni teed, magad rohkem, puhkad ennast välja, võib-olla sul tulevad hoopis uued ideed. Sul on ju ka esimene kaart, mis ongi seotud nagu selle kireleegi nagu üles leidmisega ja nagu kreatiivsusega, aktiivsusega, sotsiaalsusega. Et ka väga särtsakas ja soe, eks ole, on see oranž värv ja see tšakra, eks ole. Et see võiks olla ääretult nagu vahva ja lõbus ja arenev nagu kuu, aga millegipärast sa tahad nagu kuskile nagu mingis plaanis ennast nagu hästi raamidesse suruda ja tagasi hoida, sest number 4, ta on küll väga hea nagu number ja 444, aga number 4 eriti nagu keiser ja vaata, mütide 4, ta on tegelikult rahaliselt väga hea nagu sõnum sulle, turvatunne, vundament, raha hea, töö hea, jalad uuesti alla, kõik on väga-väga hea. Saatanal on ka palju raha, keiser ja saatan väga-väga rikkad kaardid lõppkokkuvõttes elus, nad ajavad kulda ja karda endale kokku, saavutavad kõik rahalised, mis nad tahavad, eks ole. Aga sinu nagu kõige selle keskel on sõnum ka nagu see, et sa pidevalt ootad midagi uut ja ootad, et eesmärk saaks tehtud ja ootan, et nüüd ma jõuan sinna, ootan, et nüüd tuleb äkki see, et sa unustad elada praegu. Poodu ongi see pidev ootaja, aga karikate 4 ütleb, et sa kahetsed, kui sa praegu ei proovi või et praegu ei ela või praegu nagu maha ei rahune. Et mitte, et ma sind ähvardan, et nüüd sa hakkad kahetsema. Aga karikate 4 tähendab, et elu pakub hõbekandiku peal meile mingit võimalust. Me lihtsalt jonnime, mul on ikka tööl kiire, ma ikka praegu ei jõua ja raha ikka ei ole ja ma ikka ei tea. Ja me laseme nagu käest, võtti viitsi nagu ära teha, sest me oleme harjunud nagu mingisuguses pidevas nagu tõmblemise tsüklis olema. Ja sellepärast ongi see valik number 2 teile see, et nüüd on aeg nagu maha rahuneda ja ka nagu nautida ka. Järgmine sõnum, müntide 4 tagurpidi. Raha kipud võib-olla ka kulutama palju, on ju, et mõtle läbi.
müntide 4 tavaliselt tähendab, et paari kuu pärast, circa 3-4 kuu pärast võib tulla ka mingisugune suurem pakkumine, võimalus kolida uus kodu või mingi reis või mingisugune äge nagu äri alustamine või nagu selline sündmus, kuhu läheb võib-olla suurem summa. Ja siis sa oled õnnelik, kui sa praegu võib-olla igat suvalist raha ja senti igale poole ei pritsi, sest mõnikord see müntide 4 tagurpidi on ka emotsiooni ostud, vaata tuju on halb, midagi läks jälle pekki või et on juba pikka aega tunne, et miski muu elus nagu rõõmu ei paku ja siis me nagu kuidagi teeme neid emotsiooni oste ja kulutame suvaliselt või et ei mõtle nagu hästi läbi. Aga samal ajal ka müntide 4 tema nagu tõeline oma nagu selline olemus, kui ta on õigetpidi, ta on tegelikult rahaliselt kasvav, turvaline, kindel, vundament, saavutab palju, kinnisvaras väga hea kaart, varade omamises väga-väga hea kaart. Kui ta on tagurpidi, siis me lihtsalt viskame tuulda midagi. Karikate 4 me ei viitsi teha, me jääme ilma, me nagu venime, ootame midagi, aga nagu kuidagi ei võtta kätte. Ja ka müntide 4 tagurpidi võib olla pritsime raha vales suunas või keskendume ka valedele asjadele natuke, eks ole. Et lihtsalt nagu selline mõtteainet sulle. Kuigi meil on järgi tulemas Keiser on äris, töös, karjääris üks kõige paremaid kaarte, mis saab välja tulla. Samuti Saatan, eks ole, mõlemad väga rikkad kaardid. Et Keiser on rohkem nagu seotud äriga ja ettevõtlusega ja tema nagu see, et ma tahan enda asja teha. Saatan on rohkem nagu selline palgatöö ja Saatan on kõige rohkem seotud nagu selline ametiredelil ülespoole, sest ta on kaljukitsade kaart, eks ole. Kaljukitsad, kus nad ronivad, see mäesein on nagu täiesti vertikaalne ja nad lähevad mööda seda siledat seina aina üles ja nad ei karda ka midagi. Ja vaata, see ongi selle kaardiga üks olemus, eks ole, et rahaliselt aina üles, aina rohkem, aina suurematesse kõrgustesse. Ja Saatan räägib läbi põlemisest. See on tema suur miinus ka raha ja tööga nagu seotult. Ja Keiser tagurpidi, ma ei viitsi enam mitte midagi teha, ma ei viitsi oma tööd enam teha, sest ta on ka väsinud, ta ei oska puhata. See on tema suur miinus, et tal on plaan, distsipliin, kord, eesmärgid, kangekaelne, saab alati, mis ta tahab, raha on rikas, palju, aga ühel hetkel ta ei puhka, ta muudkui teeb ja siis hakkab pihta tervis halb, ma enam ei viitsi, ma olen väsinud, ma ei jaksa ja nüüd ongi palju õnne, valik number 2, sulle selline imeline sõnum juulikuuks, nüüd hakkad sina puhkama. Sul ei ole vaja 100 asja teha, sul ei ole vaja nendest 100 asjast ka 10 teha. Võib-olla teed ühe asja ja see on ka okei. Sul ei ole vaja kogu aeg selles oravarattas nagu olla, et see on tõesti kuu, kus tuleb teha paus ja võib-olla natuke selline meelemuutus ja võib-olla lihtsalt vedeled, vaatad seina, vaatad, kuidas värv kuivab seina peal, see on ka väga tore tegevus sulle selleks kuuks. Et ma näen või pilti oma peas, kuidas ma näen su aju ja ajus kogu aeg hammasrattad käivad, kogu aeg mingid mõtted, kogu aeg mingid ideed, kogu aeg see ja see ja see ja see. Ja sa oled väga tark ja tegelikult saavutad elus väga-väga palju. Sa tuleb lihtsalt osata ka nagu nautida seda kõike. Et muidu sa oled ainult selles eesmärkide tohinas ja teed, aga me nagu kunagi ja siis hiljem, näiteks 10 aastat hiljem, 30 aastat hiljem vaatame tagasi ja miks ma ikka nagu ei puhanud või miks ma nagu ei reisinud või miks ma ei teinud seda, vaata, et ja siis hakkab see kahetsuse nagu sõnum, eks ole pihta, et huvitavad sõnumid sulle siis valik number 2 siis selleks kuuks. Sul on ka väga tugev loomingu ja kreatiivsuse siis sõnum, kuna see esimene kaart, sakraalchakra sellest enne räägib ja siis sul on ka kaitseinglite kaardipakis siis kreatiivsuse kujutlusvõime nagu kaart on ju väljas, kus siis inimene istub, tema ees on nagu suur avatud raamat või ta istubki raamatute peal. Tavaliselt raamatu see nagu sümbol või märk on ka seotud õpingutega, enese harimisega, haridusega, kooliminek, kursused, võib-olla ka see on väga-väga hea. Natukene saad ka sellest pidevast oravarattast nagu välja, õpid midagi täiesti uut, on ju. Võib-olla ka raamatu kirjutamine või enda mõtete, kogemuste kirjapanemine blogivormis või sotsmeedias, kirjutamise teema, maalimine, laulmine, ma ei tea, disain, käsitöö, et kui sulle tuleb nagu mingisugune loometuhin peale, väga-väga võikski olla loominguline kuu.
loominguline, hästi nagu selline särav ja kreatiivne, äge nagu siis energia on siin, aga karikate 4 õigetpidi ütleb mulle seda, et sa ise nagu kuidagi tõukad selle ära, punnid sellele vastu, ma ei viitsi, aeg ikka ei ole õige, mul on ikka palju tööd ja vaata, leiame mingid 100 vabandust ja siis meil on 100 häda, miks ma ei saa teha ja sul on ka natuke sellist tõrksust võib-olla. Ja see tõrksus tulebki sellest, et tead, me oleme väsinud sellest oravatest, väsinud tööst, väsinud nagu kõike tegema, kõike kandma, pidevalt kõike nagu mõtlema. Ja siis tulebki nagu nüüd vägagi tugevalt endale otsa vaadata ja mõelda, et aga miks ma elan enda elu selliseks, sest vaata, meie elu on ainult meie enda teha. Et me saame ka ise seda kõike siis nagu muuta, aga seda kujutlusvõime kasutamist, kreatiivsust väga-väga palju siin. Siis rahaasjadest rääkides, raha me enne ka nagu puudutasime. Müntide 4 tagurpidi natuke pead koguma, kulutab võib-olla palju, mõtle suurematele eesmärkidele, aga üldises suuremas plaanis nii keiser kui ka saatan, need toovad meile palju raha, miinus on see, et me ei oska puhata. Saatana kaart viib ka meie mõtted meie tervisele. Väga hea kuu näiteks alustada mingi uue spordialaga, toituda paremini, magada rohkem, et meie füüsiline keha saaks ka palju turgutust. Aga kuna sul on saatan tagurpidi, siis see juba tähendab tervenemist või head tervist. Ehk siis sa ei pea nii pingsalt võib-olla, kuna sa oled selline eesmärkide inimene siin nendes kaartides, ma ütleksin, et see sport või tervis, see ei peagi olema selline range eesmärk, et iga päev pean midagi tegema. Et me peaks õppima olema ka pehmemad enda keha vastu või natuke nagu sellised, distsipliin on tore asi, plaanid on ka väga toredad, eriti kui me neist kinni peame, sa nagu absoluutselt oskad seda teha, aga võib-olla ka see leebe ja spontaanne mõnus, et täna tõesti tahan nagu liigutada ennast või tahan õppida mingit uut spordiala või tahan katsetada või tahan näiteks magada ja et mul on hea olla, lihtsalt vedelen, et teha ka enda keha ja tervise jaoks paremaid valikuid. Siis tulles sinu suhete juurde selles kuus, kuna meil on selles kaardipakis, mis tegelikult üldse ei ole nagu suhete nagu kaardipakk, seal on sõnumid seinast seina, aga sul on välja tulnud see ka nagu üks ja ainus abielu siis kaart või abielu ingel. Pikaajalised, tugevad, kestvad paarisuhted on siis see, mida see kaart nagu esindab ja kui on olnud sinu näiteks suhtes, et ka mingid tülisid, mõõnasid, madalseisu, siis teate, saate enda asjad nagu hästi korda. Lihtsalt selle kaardi all on pood õigetpidi, mis tähendab, et sinul tuleb ka suhetes teha perspektiivi muutus. Sul tuleb rahaasjades, tööasjades, armastussuhetes, üldse elus, ka iseenda suhtes, enda keha, su välimus, su hakkamasaamine elus. Poodu on sul väljas siin. See kuu on suur sisemine ärkamine, muutus, ahaa-hetkede kogemine. Pood tekitab meile sellise tunde, et ma ei tahagi enam mitte midagi seda, mis ma varem olen teinud. Ma tahan täiesti uut välimust, ma tahan täiesti uut tööd, ma tahan õppida uut asja, me näeme suhteid uuest küljest, me näeme iseennast, me näeme elu täiesti uues valguses. Poodu ongi seotud vaimse ärkamisega. Ja see kuu võikski see olla sinu jaoks, eks ole, see on parim aeg on teha nüüd see nagu kõik ära, eks ole, et kes ma tegelikult olla tahan või et äkki ma ei tahagi neid samu asju, eesmärke nagu enam. Ja kuna sul on ka see siis kuu siis oraaklikaartidest, kaart number 7, meil on käes kuu number 7, et juulikuu siis selle kaardi siis sõnum on silmade avanemine ja poodu on ka silmade avanemine, aga mitte ainult silmade, vaid kogu meie olemus, meie hing, meie kõik keha, ma tahan nüüd midagi täiesti uut ja poodu kaardis me mõnikord nagu üllatame iseennast ka ja poodu on ahaa-hetked ka, täpselt samamoodi nagu see silmade avanemine, kuidas ma varem nagu ei näinud seda, et see inimene valetab või ta on halb või ta ei olegi hea enam minu vastu või siis see töökoht ei sobi mulle enam või kuidas ma varem aru ei saanud, et ma olen tegelikult sellest tööst nii stressis, ma ei taha seda enam teha, aga ma kardan nagu ära minna, sealt tuleb mul mingisugune suur masendus või ma ei tahagi enam midagi teha, vaata, et sul on nagu nii suur sihuke meelemuutus. Ja ka suhetes poodu tavaliselt tähendab, tulen tagasi selle nagu abielu kaardi juurde, poodu tavaliselt tähendab, et me oleme harjunud elu ja oma partnerit ja oma suhet nägema ainult iseenda mätta otsast. Minul on õigus, minu maailmavaade on kõige parem, sina oled selline, seda sa oskad, sellest sa oled nii halb ja vaata, me oleme harjunud, nagu meil on kinnistunud
mingisugune vaade, eks ole, enda partnerile ja suhtele. Et ta ei korista ja ta on bla bla bla, on ju. Ja poodu õigetpidi tähendab, et sellise suhtumisega, et sa oled paindumatu, sa vaatad elu ainult enda poole pealt praegu, on ju, sul on sisse harjunud mingisugune nii-öelda suhtumine, perspektiiv, poodu õigetpidi on nõiaring. Ja siis me jäämegi sinna nõiaringi kinni. Sinu partner ei muutugi paremaks, koristama ta ka ei hakka, kogu aeg ta tõestab sulle seda, mida sina juba temast arvad. Kui sa oled vallaline ja sa ütled näiteks, et kõik mehed on sead ja kedagi head ma ei leia, mõttetud ja kedagi head ei ole olemas, siis sinu ellu tulevadki kogu aeg ainult sellised mehed, kes tõestavad sulle sinu enda sellist päris jäika kinnistunud arvamust. Kõik algab ja lõpeb meis endas, on ju. Ja poodu tähendab, sa oled harjunud, eriti mul on tunne, et see poodu hüppab siia nagu suhetesse. Sa oled harjunud kritiseerima inimesi või nägema või panema neid kuskile nagu lahtritesse või juba üks viga tuleb, juba ei viitsi enam, nagu mõnikord see on hea, on ju ka, et me ei võta selliseid inimesi enda ellu vastu, kes halvasti käituvad, eks ole. Aga vaata, poodu tähendab, et sa oled hetkel suhetes loomas mingisugust nõiaringi endale. Kogu aeg on üks ja seesama. Samad tülid pidevalt partneriga või kui sa oled vallaline, siis kogu aeg sama tüüpi inimesed, sama jama. Kord juba loodan midagi, siis vajub kõik ära ja kord juba loodan midagi, siis jälle metsas, eks ole. Ja see, kuidas seda muuta, on lõpetada teiste inimeste süüdistamine selles. Tema ikka ei korista, tema on ikka nii halb ja tema ikka ei räägi ja kõik mehed on sellised ja bla. Lõpetada see täiesti ära ja hakata vaatama, et aga miks ma ise suhtun niimoodi või miks see mind ärritab või kus see nagu tuleb, et kui me hakkame enda sees iseennast muutma, eks ole, või enda maailmapilti muutma vallalistele, kusjuures poodu tähendab ka maitsemuutust. Et kui sulle varem meeldisid ühte tüüpi inimesed, võib-olla ekstraverdid või tumeda peaga, mis iganes, järsku hakkavad meeldima introverdid ja heleda peaga, eks ole. Et poodu tavaliselt ta on nagu risti vastupidi, tähendab, on ju. Ja paarisuhetes on sulle ka see sõnum, kui sa tahad endale paremaid suhteid luua, siis nagu mingites faasides või mingisugustes nagu kohtades tuleb sul käituda ja mõelda ja aru saada suhetest ja elust risti vastupidi, nagu sa oled varem teinud. Ehk siis tuleb iseenda nõiaringist saada nagu välja. Ja õnneks meil on see silmade avanemine, eks ole, sellest kuu siis oraaklikatidest ka väljas. Mis siis tähendabki seda, et mu silmad on nüüd avanenud ka iseenda suhtes, et ma ei näinudki, et ma loon enda nagu suhtumisega, mõtlemisega, et ma ootan juba, et mingi jama tuleb ja siis tulebki, eks ole, et me loome ise seda endale. Ja poodu õnneks, kui meil lõpuks see klõps nagu ajus ära käib, eks ole, me jõuame selle nagu tuumani, et okei, nüüd ma saan aru, mis ma valesti teen, siis hakkab kõik muutuma. Kõik hakkab muutuma ja võib-olla natuke pea peale keeratud või pahempidi keeratud nagu kaart või tagurpidi või kõik on nagu risti vastupidi ja väga hea. Las ollagi natukene elu selles kuus pudru ja kapsad. Las ta olla. Segadus, ma ei tea, mis toimub mu suhetes, rahaasjades, las olla. Et see ongi natuke selline nagu ülemineku periood ka. Mõnikord meil ongi vaja seda, et kõik on siuke pudru-mudru, et me lõpuks saaksime aru, et mis meile selle pudru seest meeldib ja mis mitte, eks ole, et las see kõik natukene korraldub siin on ümber. Ja paarisuhete ja armastuse kaardipakist, kui sul on see aeglustumise või rahulikult võtmise, võta rahulikult ja aeglaselt ja ära sea endale nagu kiireid ootuseid, väga hea, eks ole, et võtadki selles kuus, oled ise enda vastu ka leebem, teiste vastu annad võimalusi neile rohkem, võib-olla uut energiat hakkab selles poodukaardis sinu ellu nagu üldse voolma. Ja siin all on ka kirjas selline lause, et tee korraks nagu paus ja lase asjadel ise lahti rulluda või et ise sellel teekonnal või suhtel või inimesel ennast avada, lahti rulluda sellel teekonnal või lahti voltida, eks ole, ennast, et minna rohkem nagu vooluga kaasa. Ja me ei pea kõike kontrollima, kõike haldama, kõike plaanima, kõike mõtlema. Sinust õhkub valik number 2, eriti see keiser ja vaata 444 ja vaata, sinust õhkub nagu selles suhtes liidri omadustega inimese energiat. Sina oled boss, sina ütled, kuidas asjad on, rahaasjades, tööl, üldse elus, armastuses, suhetes, sa oled harjunud haldama ja plaanima ja kontrollima. See tuleb sul suurepäraselt välja ja need on väga olulised oskused. Sinu nüüd õppetund poodu tähendab juristi vastupidi, mis tähendab seda, et sa lased nüüd roolist lahti. Ja sa ei kontrolli mitte midagi. Ja mis kõige parem ja olulisem, et sa ei sea ka ootuseid. Et see inimene peab niimoodi olema või see suhe peab selline olema või töö peab niimoodi minema või raha peab selline olema.
laseme kõigest lihtsalt lahti ja vaatame, mis saama hakkab, eks ole. Et sul on pigem nagu selline kuukene siit siis tulemas. Oot niimoodi, valik number 2. Võtame siit siis sinu selle kuu, juulikuu olulised tähemärgid. Siin laua peal sul on ka neid 2. Keiser, jäära isikukaart, saatan, kaljukitse isikukaart. Jäär, kaljukitse on meil juba väljas ja lisa tähemärgid on veevalaja, ma tean ja kaljukits uuesti. Kaljukits, ma kasutan. Ja valik number 2. Võtame ka siis sinu juulikuu olulised siis kuupäevad, millal miski juhtub, sinu ellu tuleb, mida sa pead teadma, ja mis on sellised olulised siis ajapunktid. Ja seni, kuni ma neid kuupäevasid siin avan, siis ma räägin sulle sellist lahedat juttu, et tiiutarot.ee kodulehele on siis äsja ilmunud uus pikk lugemine. Ja see on siis, mida sa pead hetkel teadma, on selle nimi. Ja sellel on siis 5 valikut, et kui ma tavaliselt teen neid valikaarte videoid siis 3 valikuga, siis ma seekord otsustasin, et ma teen neid rohkem, neid on siis 5 erinevat valikut. Ja kui sa tunned, et see siin kõnetab või haakub sinuga, et tahad teada, et mis sa pead elus hetkel teadma, kuhu poole sa oled edasi liikumas, et mis on olulised sõnumid sulle ka, või et mida teha selleks, et ja siis enda elus kõige positiivsemal suunal siis edasi liikuda, siis sa saad seda videot vaadata, tiiutarot.ee. Aga valik number 2, sinu siis juulikuu olulised kuupäevad. 1. juuli, 2. juuli, 4. juuli, siis on meil 16. juuli, 21. juuli, 22. juuli, 23. juuli, 25. juuli ja 27. juuli. Vot niimoodi valik number 2 ja siis oli sul. Ma loodan väga, et sul tuleb hästi mõnus, imeline, vahva, imeäge, tore juulikuu. Ma loodan, et kõik sinu soovid ja unistused täituvad. Suur aitäh sulle seda videot vaatamast, kuulamast ja kohtume sinuga juba järgmises videos. Tšau! Valik number 3, tere tulemast, kui sa valisid selle imeilusa suure oranži kivikese, see on tiigrisilm tegelikult naturaalsel kujul, üks minu lemmikuid kive. Vaatame siis, mis on juulikuul sinu jaoks varuks, mida sa pead teadma, mis on sinu ellu tulemas. Võib-olla sa valisid ka kaardi järgi, sinu kaart on siis minu kõige uuemast oraklikaartide kaardipakis, see on kaart number 4 ja see kaart ütleb ära mõtle, tunne, et siis tunneta, see kõhutunne, emotsioon, see on oluline. Ära mõtle, mõelda ei ole vaja ja see on hästi huvitav, et see sümbol on siis selline, et siin on kujutatud siin taevas suurt aju ja selle aju keskel on imeilus selline valge särav süda. Et see räägibki nii-öelda sellest siis nagu aju või loogika ja mõtete versus siis süda ja nagu tunne, et sellest nii-öelda võitlusest võib-olla või selle omavahel ka ühendamisest. Ja lõvi on see, kes siis vaatleb taevas kogu seda asja siin lahti rullamas. Lõvid ja kassid on need suured kassid, pantrid, puumad, leopardid, tiigrid, lõvid on need väiksed kassid. Et kassid ja lõvid on seotud siis iseseisvusega, hakkama saamisega, isepäisusega, enda tee valimisega siin elus. Nad ei ole kunagi tallamatid. Kassid on ju sellised, et sa ei paita mind praegu ja praegu ma ei taha. Ja et hästi nagu sellised tugevad isiksused. Ja see räägib ka nagu selles suhtes iseseisvumisest, et hakkama saamine, ellu jäämine, kui sa oled tundnud, et sa oled hästi pikalt olnud nagu sellises hirmu kohas, eks ole, et kuidas ma hakkama saan või tööga seoses, rahaga seoses, et siis kassid ja ka lõvid ja kõik suured kassid, väiksed kassid ju maanduvad alati käppadele. Ja kassid kõnnivad omapäi nagu iseenda teed, et see on nagu kuidagi uue rajaga valimine. Julguse sümbol ka kindlasti, et väike kass võib väga julgelt minna suuremale elukale ka kallale, kui on väga vaja, eks ole, ennast kaitsta. Ja lõvi kaart nagu ka siis taros on siis tugevus, mis räägib ka nagu enese eest seismisest, et tugevus on seotud siis enesekindlus, eneseväärtus, enesearmastus, et sellel tarokaardil siis ka kujutatakse lõvi, et see on ka siis selline kuidagi jõulisuse nagu sümbol. Kassid on ka väga tugevalt seotud äriga, karjääriga, ettevõtlusega.
Ja et kui sa näed näiteks unes kassi, eks ole, või et kasslaseid, võib-olla sa näed neid märke selle juulikuu jooksul väga-väga palju, et kassid alati nagu indikeerivad sellist ka päris head ja suurt edu siis töös karjääris, et väga-väga hea nii-öelda märke. Et väga tore. Ja mulle meeldib, et ka selle lõvi südame kohal kuidagi siin särab selline suur hele valgus, nii nagu see süda ka siin koos selle ajuga taevas särab, et päris põnev. Et juba sellised huvitavad sõnumid juulikuuks, vaatame ka teised kaardid üle. Meil on siis loomahingede kaardipakist kaart number 46, see on paabulinnu hing ja see kaart ütleb, et aeg on särada. Siis on meil kaitseinglite kaardipakist kaart number 19, õppimise siis ingel, ehk siis õppimine, koolitused, kursused, eneseareng, et see on ka natukene siis selline juulikuu teema sinu jaoks, valik number 3. Kuu oraklikaardidest on meil kaart number 7 ja selle kaardi nimi on külaline, et väga tore. Siis on meil järgmine kaart, mis ütleb, et sinu soovitud lõpptulemus on tulemas, sa saavutad enda eesmärgid, et väga-väga põnev, siin tuleb lihtsalt säilitada natukene see kannatlikkus ja lasta asjadel siis ilusasti omas tempos nagu siin areneda. Ja siis on meil ka armastuse ja paarisuhete kaardipakis, see on kaart number 17. Käitu nagu sinu soovitu oleks juba juhtunud või oleks juba siin, eks ole, et enne tuleb endas leida see energia, mida me tahame luua enda paarisuhetes ja siis ongi nagu see sarnane tõmbab sarnast, et väga-väga äge siin nagu kaks inimest teineteisele silma vaatamas, väga selline ilus ja koos nad siin tantsivad, mänglevad kuidagi läbi õhu lenneldes. Taros meil on mõõkade paas, tagurpidi, maailm, õigetpidi, mõõdukus, tagurpidi, müntide 8, õigetpidi ja päike ka veel õigetpidi, vau. Kaardipaki kõige parem kaart, päike ka sul veel enam õigetpidi ka siin siis väljas. Väga-väga ilusad kaardid. Siin on mitmeid nagu kirjusid ja erinevaid sõnumeid, valik number 3 siis sulle. Me alustame sinu rahast, tööst, karjäärist, sest seda energiat on siin väga-väga tugevalt väljas. Esiteks see kaart siin. Sinu soovitud lõpptulemus on juhtumas lähitulevikus. Lähitulevik, paar nädalat, paar kuud, olenevalt siis selle projekti nagu ajast või et suurusest. Säilita kannatlikkus ja usk, aga ära proovi sundida seda asja juhtuma. Ehk siis väga-väga oluline sõnum on nagu kontrollist lahti laskmine, et me ei seaks endale mingid suuri ootused, et homme peab kõik edukas olema, homme peab kõik nagu toimima. Siin on ka see suurt kella nagu kujutatud siin seinal, eks ole, et see kella sümbol on ka see tiktak, eks ole, et me võtaksime rahulikult, kannatlikult, igal asjal on oma tempo, oma aeg, me ei pea suruma aega edasi, iseennast ei pea suruma edasi, suhteid ei pea suruma, raha, tööarengut ei pea suruma. Õiged asjad juhtuvad täpselt õigel hetkel, täpselt õigel ajal, täpselt õiges tempos, täpselt nii, nagu nad juhtuma peavad. Aga sinu soovitud lõpptulemus tuleb ja see tuleb pigem isegi, ma ütleksin kiiremini, kui sa arvad või et mida vähem sa muretsed selle ajalise nagu täituvuse pärast, seda kiiremini see tuleb. Miks? Sest sul on ka maailm väljas õigetpidi. Ülihea kaart, mida endale saada töös, rahas, karjääris. Maailm õigetpidi, see on kordaminek, see on au ja kuulsus. See on teised inimesed vaatavad suu ammuli, et kuidas sa sellist asja teed. See on nii lahe, see on nii äge, sa saavutad väga palju. Töös, karjääris tasubki maailmakaardis endale suured eesmärgid võtta. Maailm ongi seotud võib-olla sa tahad uut töökohta endale, et sa tahad rohkem raha, paremat palka või sul on ka see õpingute energia, eks ole, väljas sellest kaitseinglite kaardipakist, äkki sa tahad õppida midagi uut, müntide 8 väga hea õpingute kaart ka, ehk siis hoopis nagu erialavahetus või et mõni uus mingi lisaoskus või et tegevus, mis aitab sul rohkem nagu raha teenida. Aga maailm siis tähendab seda, kui sul on idee või sul ei ole, aga see selles kuus tekib ja sa alustad sellega või siis sul on mingi pikaajalise mingisugune projekt, teekond, eesmärk, millesse sa juba oled palju panustanud. Maailm on kulminatsioon, võit, lõpp, kordaminek, tunnustus, au ja kiitus, kuulsus ja edu. Maailm on lihtsalt nagu niivõrd äge kaart, eriti nagu rahas, töös, karjääris. Ja sa tea, et sa oled nagu kuidagi ka lõpusirgel, eriti kui sa oled mingisugune, sul on suur idee või on see mingi ärimõte või et looming, et sa oled tegelikult saavutamas väga-väga palju ja maailm on sinu ees valla. Paljudele teist maailm tähendab laienemist, kes kolib välismaale, kes hakkab tööd tegema välismaal, kes tahab reisida palju,
väga hea soodne ka siis reisimise kaart või et välismaale kolimise kaart on maailm. Riigipiiride taha läheb ju maailm, eks ole, ta esindab siis sellist ülemaailmset globaalset energiat ja maailm tähendab ka, et kes teeb äri näiteks ainult ühes riigis või ühes piirkonnas, siis maailm muutubki rohkem nagu rahvusvahelisemaks, võib-olla sotsmeedias su edu muutub ka rohkem nagu rahvusvahelisemaks, et maailm on ka selles suhtes vägagi nagu laienev kaart. Ja mingisugusest nii-öelda eluvaldkonnas, see võib olla õpingud, see võib olla karjäär, see võib olla suhted, maailm tähendab ka lõpusirgel olemist, otste kokku tõmbamist, lõpetamist, kuna ta on kaardipaki viimane kaart. Kaardipaki viimase kaardina ja suure kaardina maailm ka selles suhtes indikeerib selle suve jooksul, eriti siin juulikuus, üks suur elupeatükk ja tsükkel on saamas läbi. Kellel kestis see aasta aega, kellel 5 aastat, 7 aastat, kellel 10 aastat, 15 aastat. Aga maailmakaart ei ole halb lõpp ega raske lõpp ega issand kui õudne, et midagi saab nüüd läbi ja võetakse mu elust ära. Ei. Maailm on rohkem nagu selline vau, et ma ei suuda uskudagi, et ma saavutasin nii palju, et ma tegingi nii palju, et ma tegingi selle ära, ma liigungi edasi. Maailm nagu sisuliselt seda kaarti saab ette kujutada nagu sellist kooli lõpetamist, on ju. Et maailmas meil on eksamid on juba tehtud, raske osa on juba ammu tehtud. Nüüd on aeg minna aktusele, panna enda ilusad riided selga, ilus soeng pähe teha ja minna sinna lavale ja saada enda paber kätte. Tunnustus ja paber ja särada ja teised ka näevad, kui lahe sa oled. Ja võt see ongi see maailma nagu siis energia. Reisimise kaart on ta ka kindlasti, et teil on väga-väga tugev reisimise sõnumvalik number 3 tulnud siia välja. Et igasugused väljasõidud, võib-olla teised linnad, riigid, asukohad, kohad, kus ei ole varem käinud, et maailmakaart räägib ka nagu sellest, et me peame mõnikord ka sellist keskkonnavahetust saama, selleks, et meie mõtted saaks vahetust, et meil uued ideed tekiks, uus identiteet, uus sina on siit nagu sündimas, sest maailmakaardile ühel hetkel tuleb ju järgi kaardipaki esimene kaart, eks ole, et üks ring saab täis ja algamas on uus, eks ole, kaardipaki esimene kaart on narr. Narr on tavaliselt seotud siis tundmatusse vette pea ees hüppamisega, eks ole, et me veel maailmakaardis ka, me ei näegi, mida kõike me tegema hakkame. 3 kuu pärast võib sul olla hoopis uus töökoht, uus elukoht ja uus suhe ka, eks ole, et maailm ongi nagu selline kaart, et midagi on pidulikult lõppemas, aga uus veel ei ole alanud, on ju. Ja nüüd ongi aeg nagu nautida võib-olla seda üleminekuperioodi, puhata natukene, teha neid kokkuvõtteid, õppida need viimased õppetunnikesed meil siin ära, võib-olla ka lihtsalt rahulikult võtta ja reisida, sest sul on ka päike väljas, et päike on kaardipaki kõige õnnelikum, positiivsem, toredam, päikeselisem, ilusam nagu kaart. Päikesekaardil ei ole ühtegi miinust ega ühtegi varjupoolt. Päike on lihtsalt puhas vitaalsus, elujõud ja rõõm. Päike esindab tervet suve, aga eriti augustikuud. Müntide 8 augustikuu, eks ole, et need võib olla projektid, mis sa alustad ka siin juulis või et õpingud, mille peale sa mõtled juulis, äkki sa juulis ei viitsi, siis sul on ka see augusti energia siin, eks ole, väljas. Et osadele teist see ka, et sa oled ka küll selle energeetilise tsükli lõpusirgel, aga see võib alles august-september saada läbi. See on ka okei, et mõnikord see võtabki nagu rohkem aega ja tead, aeg lendab meil siin ka linnutiivul, on ju. Päike lihtsalt tähendab, et proovi rohkem olla spontaanselt kohal olevikus. Ära ela minevikus või miks ma nii ei teinud ja miks ma noorena ei proovinud ja miks ma käest lasin ja bla bla bla, et miks kõik mulle minevikus nii tegid. Sellest tuleb saada lahti ja päikesekaardis ei ole mõtet ka sobrada tulevikus. Niikuinii sa maailmakaardis veel ei näe ega ei tea, mis saama hakkab. Aga kui me ei näe ega ei tea, mis saama hakkab, järelikult me ei saagi hetkel midagi otsustada ega kontrollida, siis aga mida me siis nagu paanitseme sellepärast sul ongi see esimene kaart, mis ütleb ära mõtle, eks ole, tunneta rohkem, ela rohkem hetkes ja päike on ka nagu selline, et ei ole vaja muretseda minevik või tulevik, meil on vaja elada olevikus, kohe siin nüüd ja praegu olla väga spontaanne, rõõmus, võib-olla plaanid muutuvad kiirelt selle kuu vältel, päike ongi nagu selline kaart, et ta läheb sinna, kus tuul puhub ja tal ongi seal tore, eks ole, et ta ei pea nii palju nagu üle mõtlema ja päikesekaardis sa saad hästi nautida ka suve, nii et ära muretse ja puhata tulebki sul rohkem.
sest millegipärast sul istub ka see mõõdukuse tagurpidi siin ja mõõdukuse kaart tagurpidi võib olla selline väga ebastabiilne pingeline energia. Miks see nii on? Me ise teeme seda endale. Liigse kiirustamisega, ülemõtlemisega, ületõmblemisega, ootuste seadmisega alustame midagi, näiteks täna lähed kooli, hakkad õppima midagi ja juba arvad, et homme pead oskama kõike, teadma kõike või et täna lähed uuele töökohale, homme juba arvad, et nüüd pead nagu olema ekspert, eks ole, kõike teadma ja oskama. Ja mõnikord me alustame näiteks mingi projekt või ettevõtmine või looming või ja see võib võtta kauem aega, natuke rohkem aega, sa võid vahepeal muuta oma meelt ja hoopis uut moodi seda teha ja see on kõik täiesti okei. Sinu sõnum, valik number 3 on kannatlikkuse sõnum. Mõõdukus on kannatlikkus ja rahu, tasakaal, kuldse kesktee leidmine, võitlused, ta valib väga hoolikalt, kui on vaja enda ees seista, eks ta möörgab ka. Kui on suva, siis tead, laseme lahti, ongi suva, eks ole. Ja, sul on õigus, mis iganes, on ju. Et mõõdukus on temas, me õpime kannatlikkust ja paindlikkust. Ja sinu ainukene pinge selles kuus on see, kui sa ise endale selle tekitad. Nii et kui sa tunned juulikuus, et sa oled stressis ja pinges, siis palju õnne, sul ei ole mitte kedagi sellest teist süüdistada, kui vaid ise ennast. Ja siis tuleb ka endale otsa vaadata, aga miks ma loon enda ellu pinget, eks ole, mida ma siin tõmblen, et sa oled endale võib-olla ka seadnud teatud eluvaldkonnas või suured nagu ootused. Võib-olla hea näide on ka see, et tahame näiteks alla võtta või rohkem olla vormis. Lähed trenni, on ju, ja sa arvad, et sa juba nädala ajaga pead olema mingi super 10 kilo on miinuses ja kõik lihased on punnis ja aga see ei käi, nii, et ole leebe, ole rahulik, ole kannatlik, tunne rõõmu sellest protsessist. See, et sa ei näe võib-olla kohe nädala ajaga tulemust, on ju, see ei tähenda, et seda ei ole, tegelikult need lihased arenevad, tegelikult see kaal ju langeb, on ju, et proovi nagu rahulikumalt võtta, et sinu teema ja selles, kus on eriti see iseenda nagu tagant utsitamine või et liigne nagu pingestamine. Aga ilust ja välimusest rääkides, kui me siin nendest trennidel juba peatume, siis sul on ju ka see paabulinnu hingekene selleks kuuks väljas, mis siis ütleb, et aeg on särada. Paabulind on ju väga uhke, oi, kus tal need saba on uhke ja särav ja ta ka eputab väga ilusasti ja sellega. Et on aeg siis ka minna välja, olla ilus, paned oma ilust riided selga, teed ilusa soengu pähe ja tõesti nagu naudid ja tunned elust rõõmu ja peod ja üritused. Ja mul on tunne, et sa võid ka väga palju tähelepanu saada selles kuus. Võib-olla inimeste pilgud on hästi sinul. Ja see võib olla seotud sellega, mida sa lood või mida sa teed. Sellepärast, et ka paabulinnul kuidagi siit kõrist, nii-öelda tal on pikk kael, on ju, aga selle kaela või kõri nagu koha pealt siit kumab välja selline valgusvihk, samamoodi nagu see lõvil, vaat see süda ja tema sellega lõvisüda on ka sellises valges säravas nagu siis energias või et selline nagu valguse kogum on nagu kuidagi ka sellel kaardil nagu esindatud. On see südametšakra või on see kõri või nagu meie kurgutšakra. Kurgutšakra on seotud rohkem loominguga, ehk siis muusika, laulmine, tantsimine, fotograafia, kunstid, maalimine, sotsmeedia, raamatu kirjutamine, igasugused viisid, kuidas me saame enda kreatiivsust nagu lendu lasta, et paljudest teist hakatakse nagu huvi tundma sinu nagu loomingu vastu. Aga kui südamega on see seotud, siis mul on ka selline sõnum, selline tunne väga tugevalt, et võib-olla paljud teist vallalised kohtuvad kellegiga, kes on võib-olla tuntud ja siis et võib-olla inimesed ka siin, et pilgud on rohkem nagu sinul või et ka kellega sa teidid või et sõbrad vaatavad, et kellega sa siin suhtled, et päris selline huvitav nagu siis sõnum. Aga ja, kreatiivsuse ja loomingu sõnum kindlasti selleks kuuks ka, sest meil on ka väljas päike on sisemine laps, mis ongi seotud nagu kunstidega, aga ka fantaasiaga ja mängulisusega, mängi rohkem eluga. Et kõik ei pea olema nii tõsine ja eesmärgid, on ju. Ja sisemine laps tahabki trallida ja olla selline ulakas ja lustakas ja lolli nalja teha ja nautida nagu elu ja võt selline, kuhu võiks ka meil see tulla. Sellepärast sul ongi see, et ära mõtle, vaid tunneta rohkem, et tunneta südamega või kõhutundega või tunne lihtsalt, kus kohas sinu rõõm hetkel tuleb. Äkki sa tahad uut asja õppida, äkki sa tahad lihtsalt
reisida näiteks, äkki sa tahad maja ehitada või et äkki sa tahad maalima hakata, on ju, et päike ongi nagu see, et väga spontaanselt, et hakkamegi tegema seda, mis hetkel toob kõige suuremat rõõmu, mitte minevikus ega tulevikus, me ei pea plaani paika panema, et kuhu see kõik välja viib ja mis see kõik annab, me ei peagi ootusid endale seadma, oluline on tunda rõõmu lihtsalt sellest tegevusest või asjast kohe nüüd ja praegu. Õpingute teema on ka tugev, kuna Müntide 8 räägib enesearengust ja õpingutest, kursused, koolitused, kooli minek, eks ole, ja siis meil on ka sellest siis kaitseinglite kaardipakist kaart number 19, muide päike on ka kaart number 19, kaitseinglite kaardipakis siis ka õppimise, õpingute siis ingel, et see võib olla ka näiteks sinu tööga seotud, rahaga seotud, see võib olla mingi uus spordiala, mis me õpime, midagi väga praktilist, on ju, see võib olla ka midagi vaimset, spirituaalset, absoluutselt, et ja noh, nendes ka õpingute kaartides on alati sõnum nagu see, et inimene õpib kogu elu igast suhtest, igast sündmusest, igast olukorrast, on see raske või kerge, aga me areneme, õpime, iga olukord ongi seotud arenguga siis alati, aga rohkem ma isegi tunnetan, et sul ei ole niivõrd selline, et me õpime igast olukorrast sõnum, vaid ikkagi selline rohkem nagu struktureeritud nagu õppimine, sest Müntide 8 on rohkem nagu praktiline kaart, et ongi nagu selline akadeemiline, et me lähmegi kooli, plaan on paigas, mingi lühikoolitus või kursus. Müntide 8 on rohkem selline, et ma ka nagu panen käe külge ja proovin lihtsalt ära. Omal nahal tuleb kõik õppetunnid teha läbi, ise proovida, et muidu ei saagi teada. Aga Müntide 8 ja maailm, need on ka mõlemad väga head rahakaardid. Müntide 8 tähendab topeltpalka, topeltraha, et ka nagu rahalist kasvu, palga, lisa, mingit boonust, võib-olla ka paremat töökohta, kus on rohkem nagu raha, et kui sa otsid uut töökohta, siis maailm aitab selle vana tsükli lõpetada, uut alustada. Päike niikuinii täidab kõik meie soovid, et päike siis tähendab, et kõik, mis sind õnnelikuks teeb, selle sa nagu saad või mis sa enda ellu nagu rõõmsalt soovid, see ka nagu tuleb, et hästi selline nagu tore kaart, et ainukene miinus ongi see mõõdukus tagurpidi, et sa ise ka võib-olla tahad kõike kohe nüüd ja praegu ja sead hästi sellised kiired suured ootused, ei oska ka nagu maha rahuneda. Kuna sul on ka see külalise kaardikene siin kaart number 7, siis meil on sõprus, meil on ka nagu selline uute sõprade energia, kes siis sinu ellu tulevad, võib-olla ka selle kooli kaudu, et koolituste, kursuste ja koosviibimiste kaudu. Suvel on igasugused need laagrid ja tehakse igal pool neid on ju, et eks sealt ka need toredad uued tutvused ja inimesed sinu ellu nagu tulevad. Ja võib-olla kui sul ei ole ammu keegi mingi vana sõber või tuttav või siis pereliige ei ole nagu külas käinud, äkki lähed talle külla või tema tuleb sulle külla, et siin on nagu selline sotsiaalne nagu sõnum või et sõnum sotsiaalsuses, et saate jälle sädistada ja suhelda ja võib-olla hakkadki suhtlema mingite vanade mingite tuttavatega, keda polegi näinud, et hästi tore, et siin on nagu külla sõitmist ja külalisi ja koos viibimisi ja pidusid ja üritusi, eriti kui meil on ka see paabulinnukene siin väljas, mis ongi ka väga-väga selline särav siis energia särav nagu kaart. Et mulle meeldib ka, kuidas sellel külalise kaardil see inimene justkui nagu lohutaks teist, et võib-olla ühel on nagu käed natukene nagu risti ja nagu endasse tõmbunud, aga teine ikkagi hoiab kätt siis tema õlal, eks ole, et sa võid mulle ju rääkida kõigest, et see on ka natuke selline usalduse nagu sõnum või et sümbol, et sinu ellu, et kui sa tunned, et sinu elus ei ole inimesi, keda väga nagu usaldada saaks või et keegi on hiljuti ka siin lähiminevikus reetnud või et petnud sinu usaldust või et on olnud suhetes nagu selliseid keerukaid, raskeid perioode, siis nüüd tekib nagu sellist toetust ja armastust ja usaldust ja kindlustunnet ja kuidagi südamesse vestluseid ja võib-olla ka sellist lohutust, et ära karda nagu usaldusväärsetele õigetele inimestele nagu ka rääkida võib-olla enda muredest ja rõõmudest, et jagatud mure on ju pool mure ja jagatud rõõm on ju ka see teise inimese suur võit on ju, et see päike ka räägib nagu kuidagi sellisest sisemise lapse tervenemisest, et kui meil on väiksena olnud väga palju üksindust või äratõukamist või et ka olnud minevikus selliseid raskeid perioode, kus ongi tunne, et keegi nagu ei mõista meid, on ju, siis siin on väga tugev selline sisemise lapse nagu helluse, et läbi selle helluse või et mõistmise või et toetuse südame avamise, et kuidagi uuesti nagu
tervendame nagu ennast ära, aga ka meie nagu lähisuhted, sõprussuhted, kuidagi meie sellised kamraadid ja nagu meie hingepere, kes on meie ümber, et on sellised teineteisega nagu lähedaseks saamist rohkem või et taaskord lähedaseks saamist või et avastame mingi vana tuttav, vana sõber ja järsku hakkame uuesti nagu suhtlema, tuleb ta meie ellu tagasi, väga tore. Et taros on ka neid kaarte, mis ütlevad, et minevikust ei ole mõtet seda inimest tagasi võtta. Sul selles kuus ei ole, nagu sul ongi nagu rohkem, et räägi rohkem, suhtle rohkem, et ava ennast rohkem inimestele, et rohkem nagu selline, eks ole, sõnum, et aga jaa, läbi ühise mingi tegevuse või et kamba vaimu, see on müntide 8, mingi koolitused või kursused, või see võib olla ka näiteks mingi spordiala, mis me õpime, või et ongi mingisugune keraamikaring, mis iganes, eks ole, mis me teeme, joogalaager, spordilaager, et selles kaardis me ka nagu neid toredaid inimesi sealt enda ellu siis saame ja korjame. Ja sul on ka väljas mõõkade baas ja mõõkade baas on ka seotud rohkem nagu online kursused ja online koolitused, tema rohkem iseseisvam nagu kaart. Ja mõõkade baas tagurpidi. Üleüldiselt mõõkade baas tagurpidi tähendab, et paigal seisnud energia hakkab liikuma, aga mis valdkondades asjaajamine, raha, töö, paberimajandus, mingi näiteks ootad vastust pangalt, et kas saame laenu, siis vastus tuleb, ootad vastust, et kas ma sain sinna tööle, siis vastus tuleb, et need olukorrad, kus meil on olnud nagu selline paigalseisu nagu tunne või et isegi nagu infosulus oled olnud, et keegi ei vasta ja keegi ei räägi ja mis sellest nüüd saab ja itsand jumal ja mis ta nüüd ikka minust arvab ja äkki mind ei võetagi sinna nagu tööle, miks, et me oleme nagu tunne, kas kõik venib või keegi ei vasta, telefoni vastu ei võeta, et nagu info ei liigu, siis nüüd õnneks juulikuus sul on mõõkade baas tagurpidi, mis tähendab, et info hakkab liikuma, hakkab nagu voolama ja need vastused hakkavad nagu tulema päris kiiresti. Ka online kursusteks, koolitusteks, kooliminekuks, õpinguteks ülimalt soodne kaart, mõõkade baas, sest ta on väga intelligentne kaart, ta on ajukaart, kuigi meil esimene kaart ütleb, et ära mõtle, vaid tunnete rohkem, et aju viska aknast välja, hakka rohkem oma südant avama. Aga mõõkade baas on väga intelligentne ja väga nagu selline sorav eneseväljendaja, ta on tore, ta inimestele meeldib, igale poole ta jõuab, ta suhtleb, ta õpib palju, ta on uudishimulik, aju areneb, et selles suhtes väga-väga mõnus ja kõik, mis on seisnud paigal, hakkab voolama ja liikuma. Ja saab lahenduse ja sa saad selle info teada, mis sul oli puudu ja saad oma otsused tänu sellele nagu teha ja et selles suhtes nagu mõnus kuu. Ja võib-olla ka sõnum nagu see, et kui keegi ei vasta, siis ära torgi, et ei ole mõtet 10 meili veel saata talle või et 100 korda veel nad nagu üle helistada, et las kõik asi nagu, sest kuna sul on see mõõdukus tagurpidi, kus me õpime kannatlikkust natukene meil siin valik number 3, et siis ongi nagu see, et kui ei vasta, siis ei vasta, tead siis jätta rahule, las kõik voolab nii nagu voolama peab, järelikult praegu ei olegi vaja, eks ole, kui ei ole vaja, siis ei ole vaja, ja siis nii ongi selline natuke minna laskmise sõnum ka. Ja suhetest ka rääkides, mõõkade baas, mis see tähendab? Internetis luuramist. See ei pea tingimata olema pahatahtlik kaart. Ta on uudishimulik pigem, aga osadele inimestele, valik number 3, osadele teile, on see ka natuke draama kaardikene, kahjuks. Kui sul on tunne, et sinu eks või mingid mõttetud, ma ei tea, endised sõbrad, ülemus, töökaaslane või siis kandideerid kuskile uude tööle ja siis see uus töökoht näiteks või et need, kes seal värbavad, kui sul on tunne, mingi kõhutunne, sisetunne ütleb, et nad käivad internetis vaatamas, et mis sa teed kuskil sotsmeedias, et mis inimene sa oled või mis pilte sa üles paned. Ja kui sa tunned, et sulle ei meeldi see, et sind vahitakse, siis tuleb privaatseks panna oma kontod või kustutada ära need asjad, mis sa ei taha, et seal nähakse, sest mõõkade baas tavaliselt seda tähendab, et käiakse internetis vahtimas ja luuramas ja pläkutamas võib-olla ka sinust natukene. Mõõkade baas võib olla kergelt nagu selline tagarääkimine või et info nagu levitamine, jällegi see ei pea olema pahatahtlik, aga tea, et võib-olla sa oled, kuna sul on see särav paabulind ja sa oled siin nii särav ja maailm on ka tegemas mingisugust suuremat nagu sellist kordaminekut ja saavutust nagu elus, et sellest võidakse palju rääkida, sinu välimusest võidakse palju rääkida, sinu saavutustest võidakse palju rääkida, et inimesed nagu tunnevad huvi sinu vastu ja kui sa tunned, et see on too much, nagu et seda on kuidagi liiga palju või et sa ei taha, et see nagu toimuks, siis pead natukene nagu valima, et
mis sa nagu kuhu üles riputad või internetti nagu koha pealt siis nii-öelda, on ju. Et kellele sa mida räägid, vaata see on ka oluline. Mõõkade baasiga igale inimesele igat südameasja ei ole mõtet nagu pläkutada. Kui sul on hea idee või mõte, ära räägi mitte kellelegi sellest. Tee see enne nagu ära, et ei ole mõtet pläkutada, plämiseda liiga palju selles mõõkade baasis, et see võib ka nagu ohtlik olla nagu meil endale, et räägime mingi idee välja või et kogemata teise inimese mingisuguse usaldatud saladuse välja, et võib ka seda nagu juhtuda, sest see mõõkade baas võib olla nagu selline lobamokk meil endal, eks ole ka, ja ka mõõkade baas võib olla natuke nagu selline mitte kõige ausam nagu inimene meie elus. Jällegi, mõõkade baas ei ole nagu siuke vastik või õudne või ta ei ole nagu kõige nagu keerukam nagu kaart, ütleme niimoodi, aga mõõkade baas võib olla nagu üsnagi selline, et maskide nagu hoidja või et teeb meile head nägu, aga tegelikult hoopis tema mõte või nagu, et kuidas ta meisse suhtub, võib olla hoopis midagi nagu muud. Aga ka ise tuleb mõõkade baasis segaduste vältimiseks ise ka olla väga sirgjooneline, neutraalne, öelda välja, mis info on, kuidas ei ole, mis sa tahad, mis sa ei taha, olla väga ka nagu selge enda nagu sõnadega, et ei tekiks mingeid mõttetuid nagu selliseid möödarääkimisi, arusaamatusi. Ja sinu kaardikene siis armastuse ja paarisuhete kaardipakist kaart number 17. Käitu nagu see oleks juba nii või nagu see oleks juba juhtunud. Et kui sa oled vallaline, siis sarnane tõmbab sarnast, on ju. Käitu nagu see armastus oleks juba sinu elus või käitu nagu, et ta juba oleks nagu siin. Et mulle meenub see on sellest raamatust The Secret või on kas sellest raamatust või filmist, et üks naisterahvas, kes oli pikalt vallaline Austraalias siis, tema nagu kuidagi ei leidnud endale siis kaaslast, aga see oli tema jaoks väga oluline, et ta seda väga soovis, on ju. Osad inimesed ei soovi, see on ka okei. Ja siis ta tegi nagu niimoodi, et oma kodus ta puhastas, võttis riidekapi ja puhastas pool sellest nagu ära, et pool riidekapist tegi täiesti tühjaks ja ta energeetselt tegi nagu ruumi sellele inimesele, nii-öelda, et tema saaks enda asjad nagu sinna panna ja siis näiteks enda voodis ta hakkas magama ainult ühe külje peal ja ta tegi ruumi, nii-öelda energeetiliselt, et ta andis nagu märku, et ta tegi ruumi nagu sellele inimesele ja võib-olla teile ka vallalised on selleks kuuks nagu sama sõnum, et kas sellel uuel inimesel, keda sa võib-olla igatsed enda ellu tahad, inimesed tegelikult, sa meeldid see, et silma inimestele, võib-olla, ma isegi ütleksin valik number 3, et paljud nagu kuidagi kardavad sind, võib-olla sa oled liiga edukas ja lahe ilus, kuigi sellist asja nagu liiga edukas, ilus ja lahe ei ole olemas, nad on lihtsalt ise kardavad. Argpüks ei ole mõtet enda ellu on ju võtta, aga ma loodan, et sa saad aru, mis ma mõtlen. Osad inimesed võib-olla natukene nagu sellised heidutatud, et kuidas üldse nagu sinuni jõuda, sellepärast nad käivadki mõõkade baasiga ainult internetis vahtimas salaja, on ju sind. Aga et me nagu ise ka füüsiliselt, energeetselt, vaata, et me loome selle koha, et kas sellel uuel inimesel on koht tulla nagu sinu ellu või et kõik sinu tegevused, äkki su päevaplaan ja kõik on nii täis, et sul tegelikult sa ei loogi nagu seda aega, vaata, kus sa saaksid aega maha võtta või kellegiga tutvuda või et me peame ise tõenäoliselt nagu midagi siin, eks ole, muutma, et käitu kujuta ette, nagu see oleks juba juhtunud või nagu see oleks juba siin. Ja sama sõnum on ka siis nendele, kes on suhtes, on ju, et kui sa tahad, et suhe oleks imeilus, kõik on korras, me kohtleme teineteist hästi, siis me peame ise enne kehastama nagu seda energiat. Et ma räägingi nüüd uut moodi, räägin sügavamalt, kohtleme teineteist hästi, toome kingitusi, teeme mingi laheda väljasõidu, et me anname välja endast seda, mis me tahame nagu tagasi saada. Ja alati tuleb paarisuhet nendes kaartides ka endale nagu tuletada meelde, et sarnane tõmbab sarnast. Kui me armastame iseennast, siis inimesed saavad ka armastust meile nagu anda, vaata, et me tõmbame seda veel. Kui me näiteks ütleme, et kõik mehed on sead, siis teada ainult sigu näemegi igal pool, sest me ise suhtume juba teatud viisil ja siis me tõmbame ka seda sama energiat nagu enda ellu, et kõik on nagu selles suhtes peegeldus meist endast. Võib-olla tuleb ausalt otsa vaadata endale, et kas mul üldse ongi aega või ruumi, et kas ma tahangi seda suhet või nagu mis toimub, et mida ma tegelikult on ju tahan. Et ka enda jaoks võib-olla ka lahti see siis mõtestada. Vot niimoodi. Valik number 3 seis oli sinu juulikuu. Vaatame ka siis tähemärgid üle. Siin laua peal on siis sul ka neid väljas. Sul on mõõkade baas, mis on sellised nooremad nooruslikud õhumärgid, kaksikud kaalud veevalaja.
mõõdukus on amburi siis isikukaart ja lisakaardid on sul siis kalad, ma usun ja skorpion, ma muudan või transformeerin. Ja valik number 3, võtame ka siis siit kausikesest sinu siis juulikuu olulised kuupäevad, millal miski juhtub, sinu ellu tuleb, siis olulised ajapunktid sulle juulikuuks. Ja seni, kuni ma neid sildikesi ja neid kuupäevasid siin avan, siis ma räägin sulle sellisest lahedast asjast, nagu et hiiutarot.ee kodulehel on siis uus video üleval, mida pead hetkel teadma. Ja see on valikaart stiilis videoga, aga kui mul tavaliselt on nagu 3 valikut, siis sinna ma tegin 5 valikut, et saad siis valida nende vahel, kui sa soovid seda videot vaadata. Ja seal me siis räägime igale valikule, mida sa pead teadma, mis on sinu ellu tulemas, kuidas ka ise käituda, et enda jaoks elus selline parim positiivsem tee nagu valida, et lihtsalt nagu sõnumid sulle praegusel ajahetkel, et mida sa pead hetkel nagu teadma. Kui sa tunned, et see kõnetab sind ja haakub sinuga, siis saad seda videot vaadata, et hiiutarot.ee. Aga valik number 3, sinu siis juulikuu olulised kuupäevad. Meil on 5. juuli, 11. juuli, 15. juuli, 19. juuli, siis on meil 23. juuli, 24. juuli, 25. juuli ja 30. juuli. Vot niimoodi valik number 3, see siis oli sulle. Ma loodan, et see tuleb hästi vinge, tore, mõnus, imeline, vahva juulikuu. Ma loodan, et kõik sinu soovid ja unistused täituvad. Suur aitäh sulle seda videot vaatamast, kuulamast ja kohtume sinuga juba järgmises videos. Tšau!